Tere tulemast kuulama Täitsa Pekis, milline mees podcast järgmist osa. Meil on kolmas osa teisel hooajal ja meie teine saade külalisega. Ja minu tänaseks külaliseks on selline vägev mees nagu Margus Vaher. Et mees nagu orkester, mees täiega nagu orkester, kelle juures mina olen isegi kunagi käinud kitarritundides, kes on väga äge laulja ja muulgas siis teeb selliseid etendusi, kus ta räägib naistele meestest, meestele naistest ja on kirjutanud muulgas 3 raamatut ka seal siis Tee mehe südamesse, kuidas armastada naist, aga miks mehed sellised on. Ja täna räägime Margusega siis elust ja meestest ja teekonnast ja kohalolust ja kõigest. Ja kui selles saates podcastis siin midagi kõnetab, siis jaga seda vähemalt ühe oma sõbraga, pane mingisugune postitus või siis story ja lisa sinna juurde 1 või 2 lauset ka selle kohta, mis sind selles kõige rohkem kõnetas ja igasugune tagasiside meile on ka alati oodatud. Ja lisaks selle kõige juures siin kutsun sind täiega liituma ka meie Patreoniga, ehk siis patreon.com/Täitsa Pekis. Seal on tänaseks meil juba 3 boonussaadet, räägime seal Katsiga rahast ja seal Mihkel räägib oma suhte update idest ja Kats räägib seal oma abielu update idest ja erinevad teemad on seal sees, et podcastides räägime muudest teemadest, aga siis Patreonis on siis nii-öelda selline lisa muu teema meil juures. Ja kõik need lisabonus podcastid sa saad endale siis, kui valid seal Patreoni toetamisel 15 euro kuus toetuse, ehk seal on võimalik valida ka 5 või 10, kui sa soovid lihtsalt toetada, et meil läheks hästi ja tahad, et Täitsa Pekis podcastid ikkagi toimuks, siis saab toetada ka 5 või 10 euro kuus. Aga kui sa paned 15 euri kuus, siis saad iga kuu vähemalt 2 lisa podcasti, mida siis avalikesse kanalitesse meil ei tule, aga kõigile, kes on meie Patreoni toetajad, saavad neid kuulata. Head kuulamist! Tere tulemast. Tere Margus. Rõõm siin olla, aitäh kutsumast. Tšau. Ja tere tulemast siis Täitsa Pekis, milline mees järgmises osas. Järgmine podcast meil on siis külalisega saade number 2, muidu siis number 3 ja teine hooaeg käimas. Mitmes valik ma muidu olin ma A, B või C? Sa olid täitsa sellises sa olid meil täiega selles esimeses pundis, et kui me Katsiga algul põrgatasime, mul oli niimoodi, et kurat Margus nagu Margus. Aga siis Katsi on väga kindel selles veel. Et ta praegu teda ei ole siin, ma saan rääkida. Et siis, aga siis nüüd oli, et kui oli esimene tehtud ja siis oli see, et vaatame tajume edasi, siis tuli täiesti ja siis Kats ise juba viskas välja, et kuule, et nagu Margus Vaher. Ja ma tulen talle vähemalt 1 kord 4 aasta jooksul meelde. Ja, no tal oli ka see, et kuna sa oled siin Täitsa Pekis podcastis juba käinud, mis oli mingi 4 aastat tagasi. Ma arvan küll, jah. Täitsa ammu juba, et ilmselge, et see on nagu liiga pikk vahe nagu 2 podcasti vahel, et vahepeal tõenäoliselt on elu jõudnud mõnusalt nagu muutuda. Aga kusjuures mina tegelikult tahaks sinu käest hoopis küsida, mitte ei tahaks küsida, vaid läheks veel rohkem minevikust, et meie taust on tegelikult väga palju veel pikem. Mis aasta see oli, kus me algu kohtume, sina ilmselt teaksid seda aastat paremini, et nagu kus me kohtusime USA raamatumüügiga seoses algu kunagi, et mis aasta sina sinna sattusid? Aga äkki oli 2005, nii et ma 2002 lõpetasin keskkooli, läksin ülikooli, siis umbes 3 aastat jõudsin, ma arvan, Tartus elada ja siis läksin ja siis tulin. Ja siis seal kohtusime ja ma mäletan, ma käisin isegi sinu juures kitarritunnis. On võimalik. Ja ma käisin mingi 2 korda su eest kitarri, vähemalt 2 korda käisin. Ja kuidas sul läheb sellega siiamaani? No siiamaani läheb nii, et ma vaatan seda kitarri kaugelt ja ma mõtlen, et peaks uuesti kätte võtma, sest et nagu täiega ja ma mäletan, et mulle meeldis sinuga see. Et seal kuidagi see viis, kuidas sa sellele lähenesid, oli selline hästi mõnus ja selline chill kuidagi, et ütleme niimoodi, et mul on selle õppimisega peale kooli täiega omaette nagu teema olnud sellega, et see avatus õppimisele on olnud pigem nagu väike, sellepärast et see koolis ma surusin ennast ise ja teised surusid hästi palju üle ja et saada selle häid hindeid ja nii edasi on ju. Ja siis leida seda uut avatust, et mingit uut oskust õppida, mida ma üldse ei oska on ju ja algul nagu ma ei tea, kuidas need sõrmed seal peal nagu käima peaks on ju. Just.
et aga ma ütlen, mis seal hästi aitab, vali välja lihtsalt üks lugu, mis on su lemmiklugu. Mina õppisin kitarri mängima niimoodi, et mu tolleaegne girlfriend 16-aastaselt jättis mind maha. Siis ma palusin tal praktiliselt, enne kui ta mind maha jättis, ma palusin tal iga päev endale mängida Savage Garden lugu Truly Madly Deeply, ja siis ta mängis mulle kitarril. Jättis mind maha, kinkis mulle mälestuseks kitarri ja ma hakkasin seda sama lugu loomulikult mängima esimesena. Ja see on tegelikult hästi lihtne lugu, selline 3 akordi lugu on ja I'll be your dream, I'll be your fantasy ja nii edasi. Et kui sa leiad mingi sellise loo, mis on kas või Rod Stewartilt või Meat Loafilt, I do anything for you, mis iganes, siis see tuleb palju lihtsamini, sest sul on vaja õppida 3-4 akordi. Võtad ainult selle ühe loo, on ju. Võtad alguses ühe loo ja siis, kui sa selle ära omandad nii-öelda nädala või 2-ga, on ju, nõnda, et näpud hakkavad automaatselt liikuma ja saad laulmisi peale mõelda või mille iganes peale. Mul tuleb praegu meelde, et sa üritasid mind laulma ka panna. Sest et sa õpetasid mulle mingi eestikeelse laulu pealt, aga mul praegu täiesti pea tühi nagu, mis see lugu võis olla. Nüüd ma mäletan, sa käisid Tamme linnas on ju seal. Tuleb meelde, näed. Mul varane Alzheimer lihtsalt. Kõik hästi, et nagu see, ühesõnaga, et meil on seda ajalugu piisavalt, et nagu see peaaegu tekib selline tunne, et nagu vanad mehed nagu siin koos istuvad, et ma saan aru, et tegelikult ei ole siin. Ei no ja milline kogemus mul on, kui sa kutsusid mind sinna restorani laulma endale ja Marlenile. No kuule, see oli järgmine koht. Siis see järgmine koht meil oli ju see, et 10 aastat tagasi, natukene 10 aastat tagasi, kui me Marleniga abiellusime, siis no minul oli täiesti, selles mõttes, et need olid ju üllatuspulmad, ehk siis Marlen ei teadnud, on ju. Ja siis oli, et täiega oli see, et nagu mida ma sinna, keda ma ja mida ma sinna kutsun ja ma mäletan, et kuidagi see sinu kutsumisega ma just enne kuidagi nagu tuli nagu meelde see tunne, et selle sinu kutsumisega oli selline huvitav tunne, et ma oli nagu pekki, ma nagu hullult tahtsin, et see tuleks. Ma mäletan seda enne kutsumist, nagu ma mäletan seda, et nagu pagan, et see oleks nagu nii äge, kui sa tuleks. Väga kiht, sest teab, mis minu mälestus sealt lihtsalt on siia vahele seigaks. Fuck, kui äge paar. Noh, mul oli lihtsalt see, et see energeetika või see sünergia, mis teie vahel oli, see oli nagu, no lihtsalt see oli võimas ja jättis mulle nagu kuidagi mälestuse sellise kustumatu. Üliäge, et nagu täiega, et ja siis see, kuidas see vastu tuli, sest et tegelikult sellele eelnes ju see, et meil, ütleme siis aasta varem oli meil just sündinud teine laps, eks meil oli väike laps kodus ja mingi mõni kuu varem oli just mul töös toimunud totaalne ümberkorraldus ja me olime just kaotanud mingi 70% oma sissetulekutest ja nagu põhimõtteliselt nagu suht niimoodi mingi paari nädalase etteteatamisega nagu ja siis sellekal meil oli nagu täiega nagu kõik oli ümberkorralduses ja väga palju ja siis seal oli niimoodi, siis selle sees tuli veel see taju, et nüüd võiks abielluda, on ju. Ja põhimõtteliselt nagu sellise suht olematu eelarve pealt, põhimõtteliselt niimoodi nagu pekke nagu, aga ma tahan, et oleks nagu hea. Tahan, et oleks vaitanud ja siis nagu oli täpselt see, et kurat, et kui ma tahan, et on hea, nagu siis ma teadsin seda lugu, mida ma nagu tahan seal kuulda, on ju. Ja siis mul oli nagu, mis teeks selle loo nagu eriliseks, üks võimalus on see, et ma võin ju panna kõlli ka nurka, on ju, et nagu, et lasen sellel originaaltüübi seda laulda seal, on ju, aga mul pagan nagu kui hea see oleks, kui ma saaks nagu kellegis laulaks ja siis nagu just oli see, et sinuga ma mäletan, et oli see tunne, et kui muidu on nagu igal pool see, et küsi, mis sa soovid, on ju, ja siis lase lahti, on ju, et ära liiga kramplikult küsi, on ju, sest et muidu sa nagu ajad pekki asjad. Aga seal oli niimoodi, et kurat, ma tahan, et nagu Margus nagu tuleks ja siis kui ma mäletan kuidagi nagu seda, ma ei mäletan, mida me see telefonis täpselt rääkisime, aga kuidagi nagu see chill olek ja kõik see, nagu, et ja figured it out. Väga äge, kiht. Ja see, et sa seal olid ja see, et sa laulsid ja nagu see kõik need pisarad Marleni silmis sellel hetkel ja nagu see sügavus nagu selles ruumis sellel hetkel, et nagu ülivägev. Ehk siis oled seda oli nagu täiega sellise hästi olulise hetke juures meie jaoks, just see ka, et neid inimesi oli seal hästi vähe tegelikult selles ruumis. Lähimad, väga lähimad inimesed. Ja see on mingi, ma ei tea, 25-30 inimest võib-olla oli ja oligi kõik, eks. Et ja väga paljud inimesed saidki sellest üllatusest teada alles järgmine päev nagu, et üldse midagi toimus, et näed. Kui äge. No võt, ja siis on nagu vahepeal olnud mingisugune 10 aastat ja me oleme nagu kogu aeg jooksnud kuskil paralleelis nagu paralleelmaailmas, et ma olen nagu täiega olnud teadlik sellest. Ei, mina sinu asjadest ka, see on lihtsalt übertuus. Ma toon sind alati ja Marleni näiteks, kui vabameelne selline suhe võib olla oma sellise tavapärase kuidas me ütlen, maatriksis oleva egokeskse suhte kõrval ja võrreldes. Et see on tohutult ilus fenomen, ma arvan, et see on väga kihvt, et teie seda nähtust kannate meie ühiskonnas. See on kihvt.
mis sind seal siis kõnetab või no mis sul endal nagu, et ütleme niimoodi, et kui sa ise oled ka loonud oma suhteid, ma saan, et sul praegu on, sa ütlesid ennem 3 aastat. Okay. Mis mind kõnetab teie puhul? See, et noh, ütleme nii, et ma ei pea inimesega selleks kaua koos olema, ükskõik mis inimesed, keda ma elus kohtan, et mul tekiks temast tunnetus, et mul on ikkagi olemas intuitsioon, mingi oma energeetiline tunnetus, selline kanal. Ja kui sinu puhul see ütleb seda, et sa oled vana hing on ju, rahulik, kindel, sellise kerge vibe'iga, täpselt nagu ma ise, siis ma oskan seda ka märgata on ju. Ja selline hästi turvaline ja siis Marlen seal kõrval on nagu väike nummi lokopall on ju, keda siis sina seal nagu käsitled ja žongleerid temaga on ju, ehk siis see on hästi kihvt koosus ja opposites attract on ju, et vastandid teie puhul ikka täiega toimivad ja kuidagi te olete leidnud sealt sellise ühise kihvti raja, mis kindlasti ei ole ühelgi juhul nii suurte äärmuste puhul, nagu teie isiksuslikult tundute olevat, on ju, lihtne, aga selle eest see on nii rahuldust pakku juba kihvt ja vahva see ühine fluidum leida. Ma ütlen, see on fenomen. Et selle koha peal praegu Marlen tõenäoliselt vaidleks sulle kõrval, ütleks, et ja ma ei ole mingi lokopall. Tema tahaks öelda seda, et Kaido on lokopall vahepeal, et okay. Kaidal on mingi fenomen sellega, et Kaido oskab teiste inimeste ees jätta nagu muljet, et on selline nagu hästi chill ja rahulik, nagu sa ütled, on ju, ja see on täiega osa minust. Ja siis samas nagu tema näeb vaata seda tervikmängu, on ju. Ja tegelikult karjud kodus ja peksad naist, on ju. Mitte päris nii, on ju, aga selles mõttes, et seal on täiega need erinevad pooled nagu meis mõlemas, et ehk siis täiega on Marlenis olemas ka see sügav rahu, et ehk siis kuidagi nagu see vastastikku nagu me mängime seda mängu. Aga hea, aga Marlen on nagu aastaid praegu mässanud sellega, et see avalik imidž on nagu selline, et tema on see hull meie suhtes ja siis Kaido on selline vaene nunnuke, kes peab nagu ära kannatama selle, mis seal nagu toimub. Ei well done, well played Well played on. Aga jah, täiega Kaido on tegelikult hall kardinal. Jah, tegelikult hall kardinal. Aga kuule, ma olin kogu viisatöös 15 aastat, ma olin hall kardinal. Et eks see halli kardinali roll mulle sobib. Sa oled harjunud sellega, kannad erinevatesse valdkondadesse. Ja, ma kahtlustan, et sina oled ka selline salajane halli kardinal, et sa teed ka nagu sellist oma tööd, mis sa teed, aga sa teed sellise, ma olen siin lihtsalt ma olen siin muusik, on ju, ma lihtsalt laulan mingi laule, on ju. Ja siis tegelikult seal taga nagu tuleb mingisugune eriti tiip nagu sõnum nagu läbi ja siis tegelikult kirjutad inimeste alateadvused ümber ja paned sinna veel sellise mõnusa muusika taustaks, on ju. Jah, vaata, selles mõttes sul on õigus, et mu missioon või mu eesmärk alati on olnud see, et kui ma teen muusikat, siis ma ei ole kunagi teinud selleks, et perfektselt laulda või tehniline sooritus oleks suurepärane. Mind on alati huvitanud muusika puhul see emotsioon või laine pikkus, millele ma inimese viin ja kui see aitab teda tõsta, siis ma olen oma tööd hästi teinud ja oma hobi ja oma armastust hästi teinud. Kui ma selles ebaõnnestun, siis get another job nagu, et ma ei ole kunagi mõelnud, et ma peaksin seda igavesti tegema, nii et ma teen seda ainult seni kaua, kuni ma suudan sellega pakkuda seda laine pikkust, seda kõrgemat vibratsiooni, tõsta inimest samamoodi oma kirjatükkidega, mille ma kirjutan, et need ei ole sellised depressiivsest ja melanhoolsest eestlase hallist sügisilmast inspireeritud on ja vingud, vaid need on sellised kerge vaibiga, väike sõbralik nõuanne, väike huumor siin ja siis loll oled ise, kui nii teed või oled vahva, kui nii teed ja tegelikult on kõik kogemusi head ja halba ei olegi. Ehk siis ka sellise kerguse voolamise muusika taustal nagu tegelikult nagu sul on ka ikka mingi sügav missioon ka, on ju, et kui sa ise püüaks kuidagi nagu tajuda. Kipub olema, et nii ma olen vähemalt ära petnud inimesed, jah. Oota, kumma osaga siis? Ja las see jääb iga ühe enda. Ma tajun täiega, et see, mis sa teed on ju, et see on kuidagi kantub milleski suuremast, et see ei ole nagu selline pinnapealne, et ma siin lihtsalt jagan mingi. Ei, peab olema selles mõttes, et vaata, ma olen ikkagi siia ilma kehastunud selleks, et sellel oleks mingi mõtestatus ja ma nagu ei ole väga see, kes teeb tööd mingi raha pärast on ju, või teeb, ma ei tea, võrgutab naisi lihtsalt oma ego tõstmiseks, kuigi ma olen seda ka teinud, see tee on läbi käidud, aga üleüldine selline, mina tahan surra naeratus näol. Niimoodi ma tunnen, et ma olen jätnud maailma maha parema paiga, nagu enne minu tulekut see oli, on ju. Ja võt siis ma olen rahul ja seni kaua, kuni ma lähen oma sellise südame kompassi järgi, nagu sa isegi tõenäoliselt teed ükskõik mida, kas sa teed mingit presentatsiooni, müüd midagi, ütled teenindajale mõne hea sõna,
teed süüa, kõigesse sa saad panna ju panuse sisse, kas sa paned sinna tähelepanu ja armastust või sa paned sinna selliseid kibestunud pisaraid ja higi või mida iganes inimesed teevad, on ju, et nad väljendavad oma sellist sisemist vomit või kuidas öelda, et see on väga oluline hoida endas kvaliteeti, et sa saaksid teisi inimesi tõsta, sellepärast et muidu sa tõmbad seda üleüldiselt kollektiivset alateadust kogu aeg sinna rappa ja seal soomülkas on neid šrekke juba piisavalt. Hästi öeldud. Aga räägi välja, kuidas sa siis, see, mida sa just praegu ütled, see kõlab hullult ilusti, on ju. Et igaüks võiks ju niimoodi elada, on ju. Et või proovida ja panustada teistesse ja olla teiste jaoks tore ja nii edasi. Aga see kõik ju eeldab seda, et sa ise pead ju olema heas kohas. Ja muidugi, ma olen alati öelnud, et mina olen maailma kõige suurem egoist. Nagu kõige paremas mõttes, nii nagu Gunnar Aarma kunagi soovitas oma raamatus Saada õnnelikuks, et iga inimene peaks eelkõige muretsema kõigepealt iseenda heaolu eest ja ta peaks olema number 1 iseenda jaoks. Egoism on ikkagi halb. No jaa, aga see on parimas mõttes egoism nii-öelda, et see on lihtsalt enesest lähtuv maailmavaade, et ma ei ole see altruist, kes läheb enne naabrile pakkuma seda palukest või abi kui enda lähedasele, et kõigepealt ennast korda. Enda lähedasele võib pakkuda, aga nagu sa ju räägid siin, et paku endale kõigepealt üldse. Endale pakud kõigepealt, et see kvaliteet oleks seal alguses üldse olemas, sellepärast, et muidu sa lihtsalt näitled. Kuidas sa saad selle koha kätte? Nagu see isekuse teema on täiega teema, see on üks asi, millest ma oma diski coaching utel ka nagu hästi palju räägin inimestega ja sellega nagu tegelikult inimestel nagu hullult raske ligi pääseda sellele tundele, et sa loogikaga saame aru, et kui su omad asja ei ole täidetud, siis sul ei ole kellegi midagi anda ja nagu pane enda turva või kõigepealt kinni ja siis lapse oma või see mask pähe tähendab. Ja nagu, et kõik on neid lauseid justkui kuulnud ja neid klišeesid kuulnud, aga siis kui ma hakkan nagu rääkima ja kui ma ise ka vaatan vahepeal endale otsa, siis on ikka nagu see, et kuidas ma nüüd valin enda, nagu ma saan aru küll, et ma peaks, on ju. Et mis on sinu, ma ei tea, mingisugused toetavad mõtted või toetavad uskumused või toetavad harjumused nagu selle koha peal nagu olnud? Okei, esimene on kõige lihtsam, ma annan endale võimalikult vähe hinnanguid. Ma olen aru saanud, et sa libised üle nagu väga olulisest lausest praegu. Nagu, mis mõttes sa annad endale vähe hinnanguid? Nagu sa peaksid enda suhtes peaksid kõige rohkem kriitilisem olema. Tänapäeva ühiskond on nii fucked up sellepärast, et inimesed tahavad kogu aeg, et veel paremad olla, veel edukamad, veel ilusamad, näed, Egert on äge habe, on ju, mul on veel hõre, on ju, nii edasi. Ehk siis kuidas ma ütlen, et inimesed annavad kogu aeg võrdlevad ennast ja siin on kätketud juba enda suur kannatus, on ju. Sellel hetkel, kui mina mõistsin, et ma olen ühel päeval täielik persevest, tõbras, siis ma olen filosoof, siis ma olen filantroop ja siis ma olen miljon asja veel. Ja kui sa aru saad, et üks inimese põhiolemusest ongi see, et ta kannab endas väga palju kihte ja need kihtid on kõik head. Ehk siis nagu Sigul. Mis mõttes kõik on head? Vaata, kui me räägime Jeffrey Dahmerist, siis see sarimõrvari. Sa oled ikka persevest ju nagu, siis no see jaa, ei ole ju hea. Ühel hetkel võib olla nii, et sinu persevestlus on kellelegi teisele õnnistus. Nii et ei tasu sellelegi liiga suurt ja kiiret hinnangut anda, on ju. Ja sinu heatahtlikkus võib teinekord inimesele tuua kannatusi, on ju. Ehk siis elu ongi fucking hell, see paradoks, on ju. Ja see paradoks ongi nii fucking ilus. Sellepärast ma ütlengi, et kui ma tahan teha midagi, mis on tõpra sarnane, siis ma teen seda. Kui ma tahan, mul läbiv joon on ikkagi see, et ma ei tee teistele inimestele halba või ma ei taha haiget teha või ma ei taha neile kannatusi põhjustada. Aga kui juhtub, fuck it, juhtus. Liigud edasi, on ju. Et selles mõttes ma ei viitsi väga taha vaata peeglisse vaadata mujal kui liikluses. Mis sa ikka sinna vaatad? Vaata hetkel, pane üldse silmad kinni, ole hetkes, on ju, naudi seda, kaifi, mängi, tantsi, surfa selle lainepikkusel või vaata tulevikku. Aga kas see vastutustundetu ei ole siis ikkagi nii? See on täiesti vastutustundetu ja ma olen täiesti, võtan selle omaks. Ja see on kõige paremas mõttes vastutustundetu taaskord. Näita seda külge, mis kuradi pidi peaks olema vastutustundetus nagu hea, sest et selle sõna ikkagi üleüldine aura on ikka selle sõnaga see, et ei, see vastutustundetus tähendab seda, et sa jookseb vastutuse eest ära, see tähendab seda, et sa nagu lükkad asju käima, siis tegelikult ei tee, siis sa oled inimestega jobu nagu. Ma tõmbaks seal väikse võrdusmärgi, et ütleme vastutustundetus / selline mängulisus. Ehk siis mängulisus on natukene selline lapse arhetüüp, on ju, ma surfan, ma möllan, ma müran. Kuidas ma ütlen, aga see võib olla kihvt ja see võib olla mänguline ja arendav.
et see ei pea alati olema nagu täielik tõprus, noh, Okay. on ju. Selles mõttes ja nagu ma enne rääkisin, see, mida sa ühel hetkel tundub, et teed tõbras, oled ja teed halba, justkui kellelegi see võib talle olla õnnistus ja nii edasi. Eks ma ütlen, elu on paradoks, ei tasu seda nagu liiga tõsiselt võtta, aga ei tasu ka noh, dumb fuck olla ja loll lammas on ju, ja elada seda maatriksit, et täpselt kõik peab nii olema. Ma läksin Tartu Ülikooli filosoofiat ja teoloogiat õppima, mis olid esimesed asjad, mida ma tegin. Ma võtsin nende erinevate religioonide ja kultuurilugude fundamentalistlikud teesid, vaatasin nad üle, õppisin neid tundma, võtsin sealt parima kaasa ja ülejäänud viskasin minema. Seepärast, et nad on siiski kas 2000 aastat vanad, 10 000 aastat vanad või 100 000 aastat vanad ja igal inimesel peaks olema seda vastutustunnet, et ta korjab parima kokku, ta teeb piisavalt tööd, et tal oleks valik ja silmaring selles, ent siis ta teeb oma valiku. Ehk siis Okay. erinevad pühakirjad ütlevad nii, et vaata Kaido, kui sa teed nii, see on halb. See on vale, on ju, nii edasi. Aga vaata, nad ei arvesta sellega, et see, mida sa ühel päeval võid teha ühtemoodi, on vale. Teine päev teed täpselt samamoodi, on see õige. Ehk siis kõik see, mida sa, noh, mis ühel päeval on sulle arendav, võib teisel päeval olla sulle takistav. Ja ainuke kompass selle teele on su enda südametunnistus ja noh, hing, mis kõneleb, kas see tollel hetkel on õige. Sa oskad tuua mingit nagu näidet, nagu, kus võiks olla reaalselt niimoodi, et olgu, et võtame täpselt sama tegevuse. Sest ma täiega mõistan, mis sa mõtled selle all, seda tajutasandil kuidagi, aga kas me saame kuidagi mingi konkreetsema näite tuua, sest noh, ikkagi tahaks, mingi osa meelest tahaks ikkagi öelda, et ei, no, et no, kui ikkagi pask on ikka pask, on, et noh, et vahe pole, kui ma poolt toome seda näite, vaatad. nii, mees ja naine on koos olnud 10 aastat. Seks on sitt, on ju, igav toimub üks kord aastas, on ju. Inimesed on natuke teineteisest tülpinud juba ja nad ei hinda enam teineteist, sest nad ei oska, oletame, vaadata teineteist enam värske pilguga või selle armunu pilguga, on ju. Mees läheb, ma ei tea, Taisse, Baalile, Nicaraguasse, kus iganes, üksinda, sõprade reis, no tead küll, läheb sinna, tegeleb terve aeg seksturismiga. Kuu aega, ütleme, hüppab seal ühe reha otsast, või noh, mitte reha otsast, ütleme siis ühelt lillelt nagu mesilane teisele lillele, on ju. Ja nõnda seal kogub nektarit ja värki, tuleb tagasi ja ta näeb oma naist nagu täiesti teise pilguga. Ta on nagu, wow. Teda tabab hilmutus sellest, kui äge naine tal kodus on. Ta avastab järsku, et terve see aeg, kui tema on oma naist iseenesest mõistetavalt võtnud, et seks oli sitt ja nii edasi, et selles on temal endal roll. Tema enda vastutus on see tegelikult olnud, et ta ei pannud seda naist kas käima, ei hoolitsenud naise eest piisavalt, ei täitnud siis tema armastada tassi või kuidas iganes. Ta tuleb nüüd tagasi, ta mõtleb, vau, mul on nii hea naine. Kuidas ta alles minuga üldse on pärast neid 10 aastat, millest 7 on olnud risti ja viletsus mu kõrval, kui ma ei ole talle üldse tähelepanu pööranud. Ja siis ta pöörab oma elu ringi, teeb teadliku otsuse, et fuck yeah, mul on kõige ägedam naine. Ma hakkan teda hoidma, hellitama, nunnutama ja tähelepanuga üle valama. Ja see suhe puhkeb õide ja võib-olla suuremasse lille merre, kui siis, kui nad olid äsja armunud. Mees oli täielik munapea, noh, tõbras, tikk. Tegi oma teo, tuli tagasi ja ta avastas midagi, mida ta ei oleks kunagi avastanud. Paradoks. Ja nüüd ta on parem mees oma naisele. Okay. Easy, esimene spontaanne näide. Ja ongi, et elu on neid paradokse täis, on ju. Ja siis igaüks siis loob ise oma need paradoksid. Mis siis takistab inimestel neid paradokse nagu valimast? Või ütleme, ongi niimoodi, et eks siis mingil hetkel jusku on, noh, eks siis seal on kuskil on mingi juhatus, on ju, et võiks teha nii, aga siis miks seda ei valita või miks ei julgeta seda miks ei julgeta seda paradokside mängu mängida? Sest et nagu tundub, et... Sest Matrix on lihtsalt nii tugev, on tugevad suguvõsa mustrid, on seal lapsepõlve traumad veel lahendamata. Ehk siis ei teagi, kust on see esimene koht, kust hakata arutama seda suurt lõngakera, mis on täiesti sussis omadega. Aga ma arvan, et väga paljud terapeudid, sealhulgas sa ise tõenäoliselt pöördute esimesena tagasi lapsepõlve, et teha mingid tervendused seal. Mina olen täpselt samamoodi oma elus, olin kurega armukade tropp, väga kontrolliv ja omamini simuline. Läksin ühele seansile. Nägin täpselt seda hetke, kus mu armukadus sai alguse kunagi. Wow. Mängisin selle ümber, tulin välja. Fuck yeah, I'm free at last. On ju. Wow. Ehk siis tõenäoliselt lapsepõlvest pihta hakata ja siis vältida kõiki tänapäeva ühiskonna selliseid populaarseid meelejahutusviise siis, kui võib öelda, sest enamus asju teeb inimesi ainult lollimaks. Mulle tundub, et selle kohta on hea näide nagu, et Hiina TikTok on ju näitab väga, või noh, seal levivad enamasti need videod, kus on
kuidas ma siis ütlen, need koostööle rõhutakse, kvaliteedile, mingile arengule, tehnikale, mis iganes excellence'ile ja vaatad meie TikToki, Instagrami, perse vibutamised, mingid duckface'id, ilussüstid, raisk, mingid täielik nonsense, pask, on ju. Ehk siis hoiame korraks nagu enda newsfeedist, oma isiklikust newsfeedist selle crap'i eemale, siis äkki hiilib kvaliteet ligi. Kus seda kvaliteedi siis leiab või kuidas ma üldse hakkan seda otsima või kuidas ma üldse aru, et mul oleks seda vaja? Võtame kohe, davai, Napoleon Hill, Think and Grow Rich, jumala hea raamat on ju, võtame Nekrassovi Mees ja naine, super raamat, võtame Osho ette, võtame ükskõik mis vahva teisiti mõtleja, kes on olnud oma valdkonnas pioneer ja liigutanud mägesid, liigutanud inimeste teadvust. Selles mõttes, kui see eluaeg loed Villu Parveti, seks, kutsikad ja naised, mida sa siis loodad, et su elus murrangulist juhtub, on ju. Loe parem midagi kvaliteetset, kihvti ja sellist murrangulist. Ja saa kogemusi, minu meelest kogemused on kõige ägedamad. Mine tantra teidile, on ju. Mine käi vabastavas hingamises. Aga mis oleks, kui sa oled oma voodi peal, stressis päevast, on ju, kõik on pekkis. Istud ja lihtsalt hingad häälega välja. Enamus see on ju imelik. Fuck off. Tere, sa oled imelik, Oih, piip. Ma läksin nii käima selle teema koha peal kohe. Ehk siis see on nagu see koht, et kus veidi tahetakse vaata vastutust enda pealt ära löögata, on ju, aga näeb, mis see kõik ümberringi on ja näed, seal on see, ma olen, et palju lihtsam on ennast ikkagi teha oma keskkonna ohvriks. Ei lambad tahavad ikka teistega koos mäegida, selles mõttes, et nagu raske on olla iseenda karjane, on ju. Aga miks ma peaks või ühesõnaga, et okei, mul on veel parem küsimus, kuidas ma üldse aru saan, et ma lammas olen? Ei saagi. Seda näevad ainult kõrvaltvaatajad, kes sust targemad on. See on see õnnistus ka, vaata. Mina olen tõenäoliselt ka lammas, on ju. Võib-olla hall, võib-olla punane, võib-olla kollane, võib-olla vikerkaare värvi, kes teab, on ju. Aga üks asi on selge, et kui sa oled loll, siis sa vähemalt ei tea seda. Ja kõik on hästi. Arva, et sa oled tark. Et me kõik oleme selles mõttes ikkagi siin piiratud meeltega maailmas, suhteliselt dumb fuckid, olgem ausad. Aga mõni on nagu natuke eredam kriit ja koorib neid kihte enda pealt maha, et ta teadvus oleks selgem ja puhtam. See on ainus, mida me teha saame. See, kus tasemel me oleme. Kaido, ma räägin sulle ühest loost. Kui ma valaline kunagi olin, ma käisin ühe tšikiga teidil. Milline pseudovaimsus, nii nunnu oli. Tuli kohale nagu mega ilus naine oli, tõesti kiirgas kõik jutud, värgid, särgid. Siis ta ütles mulle mingil hetkel meie vestluses nii, et me lihtsalt pidasime dialoogist, ta ütles mulle, Margus, et sina oled level 3, aga ma olen umbes 10. Ma ütlesin, palju õnne sulle, jumal äge, et õpeta mulle ka, et mis level 4 on siis ja 5, nii ma sain targemaks. See oli ülivahva, et mulle pakuvad sellised inimesed ääretult suurt rõõmu ja naeru, selles mõttes, et nad on mu isiklikud klounid. Mina olen ka kindlasti kellegi jaoks kloun, ja see on okei, see on vahva. Ja siis õpid. Siis õpid, paremal juhul või elad 70 aastat täiesti mõttetut alla surutud elu, tuled uuesti, mis seal ikka. Sul on nagu meeletu, vaata, ta on nagu sinus on seda avatust, vaata, sul on seda avatust, et sa viskad täiega siin casuali mingid ägedaid nimesid vasakule paremale, erinevaid praktikaid vasakule paremale. Nagu, et kas see avatus on sinus nagu alati olnud, et okei, ma teengi siin, ma ei tea, hingamispraktika või ma ei tea, mingid tantradeit või loen siin Oshot või loen toda või nagu, et kas on midagi alati on nagu sinu mingisuguses olemuses sees kuskil mingid lapsepõllust või käis sul kuskil mingi kolakas läbi, et kolakas käis. Ühesõnaga, vaata, kes tahab taustainfot teada või guugeldada, ma ei tea, seal Zodiaagi märke ja värki, siis ma olen Kalju Kits, Human Designi järgi Reflektor ja muud paar vahvat asja veel. Ehk siis ma olen tüüpiline introvert tegelikult, või mitte tüüpiline introvert, aga ma olen introvert, kellel on väga hea ekstraverdi nupp. See on ekstravertsus 1, 2, 3 ja 4 ja 5 level, on ju. Ehk siis tegelikult ma eelkõige armastan üksinda olla, lugeda, tegeleda oma meelishobidega, mida iganes teha, aga ometi mulle tohutult inimesed meeldivad ja ma kuidagi olen väga uudishimulik ja avastamisrõõmus selle üle, kui rikas on ühe inimese hingeelu. Kui sulle satub lammas ette, siis lihtsalt tõmbad villa maha, saadad edasi, on ju, tuleb aasta pärast tagasi. Aga mõni lammas on tulnud, et jääda, siis ta inspireerib sind, see on nii kihvt.
ja ütleme, selline murranguline hetk toimus minu jaoks siis, kui seesama müstiline kogemus, kui ma olin veel Armukoda tropp, on ju selline korralik siuke tüüpiline kaljukits, hea sihikindel, aga suht tropp, on ju. Mu kõik oli must-valge elus. Ja siis ma läksin ühe bioenergeetiku juurde, keda mulle soovitas üks väga lähedane sõber ja ma ei käi üldse mingite posijate või selgelt nägijate ja rääkijate ja kaardimooride juures, mind lihtsalt ei koti nad. Enamus nendest on šarlatanid. Aga see üks naine päris elu haldas. Lähen sinna, ta ütleb, Margus, ma nägin sind juba 2 takti ette saates, sa meeldisid mulle, ma teadsin, et sa jõuad minu juurde. Vahva on ja seda ta oleks võinud ükskõik kellele rääkida, aga ta paneb mind sinna massaažitooli peale pikali. Küsib mult, et mis on su ainuke taotlus või küsimus, mille sa tahaksid vastust saada. Ja ma olen selline armukadeduse küüsis nagu virelev siuke Eesti keskmine neandertaal, tead. Ja siis ma ütlesin talle, et okei, let's be honest, ma tahaksin teada, kuidas tingimusteta armastada. Ja siis me tegime läbi selle seansi, ma nägin hästi sügavale enda sisse, nägin, et kõik on armastus. Mängisin läbi mingid emotsionaalsed valukehad, mis mul oli vaja lahti arutada, nagu näiteks see, kust mu armukadedus sai alguse. See alguse kusjuures 6-aastaselt, kui ma läksin oma ema ja oma äsja sündinud õde vaatama haiglasse ja keegi ei pööranud mulle tähelepanu ja sellest hetkest peale sai minu armukadedus alguse. Wow. Ja siis ma mängisin selle ümber niimoodi oma mälestused selle asemel, et teha ja lihtsalt ära minna solvunud. Ma ütlesin emale, et ma armastan sind, mul nii tore, et mul nüüd õde on, mängisin selle ümber ja olingi vaba on ju. Ehk siis erinevad sellised väiksed valukeha, ütleme siis ümbermängimised või lahendamised või lahustamised ja pärast seda oledki palju vabam. Kas see vabadus on seda väärt või? Muidugi on. Selles mõttes, et ma nüüd elan mitte selleks, et kannatada, vaid et selleks, et väärtust luua. See on väga, väga oluline kvalitatiivne muutus. Väga päris deep. Ei see ei ole just deep, see on lihtsalt easy. See on nagu easy, jah. Ehk siis ta ongi see deep, see sügavus ongi selles, et ta on nagu nii lihtne tegelikult, eks. Jah. Ehk siis, et elada selleks, et väärtust luua, mitte selleks, et kannatada. Jah, ära fucking võta sinna ainult eksistentsiga ruumi. Anna oma taju, kui palju sa näed inimesi, kes on sellega nagu tegelikult ka sinu ümber. Nagu, ma ei tea, sa teed kontserti ja nagu sa tajud nagu väga suuri hulka. Ma näen väga palju inimesi, kes on loomulikult andekad selles. Ja need samad igasugused terapeudikesed, kes seal muru seest kasvavad nagu seened on ja osad nendest on väga head ja väga tänuväärsed tööd teevad, aga on ka väga palju šarlatane, kes kasutavad inimesi lihtsalt ära ja mingit fucking lolli vormelit kasutavad nende peale, et inimesel on veel tunne, et sellest on talle kasu ka. Aga kõik on millekski vajalik ühesõnaga, aga eelkõige inspireerivad mind kõige lahedamad inimesed nagu, ma olen maapoodi. Ma olen nagu reaalselt sõidan kontserdil, ma olen maapoest läbi ja seal on mingi fucking ingel. Seal on sellise energeetikaga inimene, ma astun sinna sisse, ütlen tere. Ja ta on umbes 50-aastane naine ja ma vaatan, wow. Sest ta energeetika juba räägib. Ja siis kogu ta hääletoon, see milline pehmus, nõtkus, armastus ja mingi kiirgus sealt välja tuleb. Siis ma mõtlen, et wow, I was touched by an angel. Ja ma olen sealt külapoest ära oma ühe kohukese ja joogiga ja ma olen saanud oma aasta elamuse ja see ei toimunud mitte teatrisaalis või kontserdil. Sest sellest inimesest lihtsalt kiirgab midagi. See on seletamatu, on see karisma, on see mingi kergus, on see väga täidetud armastuse kruus. You name it, mis iganes selleks olla võib, aga mind on enim puudutanud inimesed, kes mind täiesti, nad ei ole ise teadlikud, isegi mingi vaimne areng on olemas. Neid ei koti, aga miks neid peakski kotima, kui nad on loomulik talent? Nemad ei pea sellega tegelema. Nad on sündinud nagu siia kiirgama ja teisi tõstma. See on väga palju inimesi, kellel on tegelikult see loomulikult juba nii-öelda ütleme nii, et neil on see olemas lihtsalt. Ja siis neile üritad nagu, ja siis kui ma isegi märgan nagu mõnikord just nagu noortega kuidagi, ma ise olen nagu hullult hästi pikalt nagu endaga justkui tööd teinud jutumärkides ja püüdnud ennast nagu kätte saada. Ja siis vahepeal tõesti vaatan neid mingeid noori, kes tulevad kas siis coachingule või räägime seal kas suhetest või mingist muudest teemadest. Ja siis ma vaatan, ma pean täiega püüdma nagu nendega sammu pidada, sest et ma näen, et kuidas nad on nagu mingites asjades nagu nii
mees juba ja siis vahepeal käib mul endal juba kihvatus seest läbi pekki nagu, et nagu mina nagu jaurasin selle teema kallal, ma ei tea, mingi 10 aastat ja see on siin mingi loomulik talent, ta ütleb, et jaa, kodit nagu check on ja siis mul nagu lasen talle kuul pähe, nagu, et okei. Ja samas nagu ma mõistan, et küll, et kõik see töö, mis me teeme endaga, tegelikult see kandubki ühisteaduses edasi see järgmisse põlvkonda ja kõik see töö, mis sina oled endaga teinud, kandub tegelikult läbi sinu muusika, see on läbi sinu esinemiste, läbi sinu raamatute tegelikult edasi ja puudutab inimesi ümberringi ja tegelikult ta annab mingitele inimestele jälle mingi järgmise sammu, igaühele täpselt oma mõõdupuu järgi on ju, et nii palju, kui keegi suudab seda vastu võtta või tahab või soovib on ju, või avab ennast sellele. Aga siis sealt tõmbab, anname edasi üksteisele. Annab muidugi. Kus sa nagu oma sellist mingit järgmise taseme inspiratsiooni või sellist nagu, võiks ju öelda, et sul on nagu suht nagu olemas asjad või nagu ma ei tea, sa oled selline. Vaata, see ongi minu puhul üks võib-olla haruldane omadus, et ma olen lihtsalt rahul. Mul ei ole seda nagu türa, mul on vaja järgmist next vaimset levelit. Ma vaatan neid, täna ma vaatasin näiteks ühe laheda terapeudi videosid, Laurtšik oli vist, kui ma ei eksi. Väga kihvt naine. Kats, kuule, sa tunned sellist? No näed, Laura Valk oligi vist ta nimi. Väga kihvt naine, räägib nii südamest avatult oma asju. Märkan seal ka sükseid teisi kihvte, ütleme varjundeid, aga seda on nii ilus vaadata. Ta on ilus naine, ta räägib hästi mahedal, lahedal hääletoonil olulistest teemadest, mis tema järgijate jaoks on niivõrd olulised, et ta puudutab kindlasti paljusid inimesi ja aitab välja tulla sellisest kitsikusest, kui sa oled halvas suhtes, mees on nõme, on ju, mees ei tee seda, 3., 4. ja samas ta on hästi avatud nende story'de puhul, mida ma olen vist 2 päeva nüüd näinud, mingitele küsimustele on vastanud oma Insta feed'is. Siis väga paljudel naistel on temast abi ja minu meelest see on väga tänuväärne ja kihvt. Ja neid inimesi on veel, keda ma kogu aeg kuskil siit seal märkan ja see on tohutult ilus. Siis ikkagi, ehk siis nii-öelda sa mingis mõttes, ma ei tea, tahaks öelda, kas siis õpid, aga sa nagu kuuled. Ma olen lihtsalt avatud raamat. See ei ole õppimine, see on midagi muud, eks. Ma olen vaata nagu see vaal, kes teeb suu lahti ja ta ei pea nagu hammustama midagi, tal tuleb plankton jookseb ise suhu läbi selle mingi suure resti või mis iganes ta seal on. Ehk siis ma tõesti tunnen, et ma olen rahul sellega, kes ma olen. Loomulikult ma olen avatud ja õppimisvõimeline, aga mul ei ole seda niidi, et nii. Mul on vaja nüüd see Osho praktika läbi teha, siis mul on vaja ekstastilist tantsu, siis mul on vaja seda 3., 4. Las inimesed ponnistavad sellega, kes tahavad sellega ponnistada ja näevad, et see on vajalik nende arenguks. Mina näiteks, ütle, kas see on midagi meile üle uhke olla, et ma olen kirjutanud viimase 3 aastaga vist või 4 aastaga 3 raamatut on ja 2 variautorina. Ja kuule, listen to this. Alati, kui ma kirjutan, siis ma ise ei loe. Ma ei ole põhimõtteliselt 4 või 5 aastat lugenud ühtegi raamatut. Täiesti dumb fuck, on ju, aga ei ole. Minu jaoks on nii, et esiteks, kui ma kirjutan ise raamatut, ma ei taha teistele kirjutatud lugeda, siis ma hakkan alateadlikult kopeerima, nii ma kopeerin mingeid mõtteid siin seal. Aga ma näen, et see on nii loomulik areng taaskord, et ükskord, kui ma olin noorem, ma tohutult palju lugesin. Ülikoolis ma lugesin, pärast ülikooli ma lugesin, enne kui ma enda raamatut hakkasin kirjutama, ma võisin lugeda 6 raamatut kuus. Ja nüüd mind lihtsalt ei koti. Ma ei taha vahepeal lugeda. Ma vaatan parem neid videoloenguid, ma vaatan, kus Eckhart Tolle YouTube'is räägib. No fuck, 7 sõna minutis. Jube kaua aega võtab, on ju. Aga see on tema live in the now, on ju. Või kuulan seal Oshot või kuulan kedagi teist. See on nii inspireeriv. Või siis vaatan, näed, mõnda Insta suunamudijat või kohtun lihtsalt kihvti selle külapoe naisega, kes on ingel, on ju. Ehk siis see teadvus teiseneb väga erinevatest valdkondadest ja alati ei pea olema, et sa pead kas hästi palju lugema või hästi palju midagi muud tegema, aga üks asi on küll, mida võiks palju teha ja see on kogeda. Sest mida rikkalikum su kogemuste pagas on, seda rohkem sa õpid. Sa lihtsalt kõik tahub sinus erinevaid tükke kuidagi nagu paika. Midagi. Eckhart Tollega tuli meelde, kui ma kunagi nägin tema esimest, ta on minu jaoks siis esimest videoloengut temaga. Ja siis ongi nagu täpselt see, et seal laval nii-öelda läheb see, üks koht läheb nagu siis valgeks, on ju. Ja siis ta tuleb sinna, siis ta istub, siis ta vaatab publikut. Ja siis teema vist oli see, et how to meditate, kuidas mediteerida, midagi sellest, mingi lihtne teema. Ja siis ta ütleb, et the biggest obstacle to meditating
is thinking that you are meditating. Siis ta ütleb selle lause ära, siis ta istub sellega lihtsalt. Siis ma istun seal ruumis, ma olen nagu, et okei, ütle nüüd midagi veel või. Meeldaks, et anna mulle nüüd järgmine asi nagu peale. Et sellega jah, ma pean nõustuma, et ma olen alati nimetanud seda mediteerimist sellel tavalise inimese mõistmise järgi, selles mõttes väga, kuidas ma ütlen, vormi täitmiseks. Ehk siis tegelikult on meditatsioon ju ka see, kui sa armatsed oma naisega ja su teadvus on puhas ja su meel ei ole kohal ja sa ei mõtle millegi peale, oma tehnikate peale või mis dogistyle järgmisena on ju. Et kui sa kulged ja oled voogamises, siis see ongi meditatsioon, vahet ei ole, kas see on tantsimine, armatsemine, söömine või mis iganes. Kõik, mis on, et sa lased oma teadvuse nagu kosmosesse või lased avarduda sellel, siis ongi juba meditatsioon. On nii lihtne, aga paljud jaoks on panen pildiga üles, olen level 10. No jällegi tahaks nagu küsida, et nagu kus sulle see kolakas nagu vastu pead nagu käis jälle, et vaat see on nagu nii lihtne tõde, on ju. Et kas see nagu jälle, kas keegi ütles sulle või sa ise nagu oma hõmmidega nagu said ühel hetkel. Aga vaata, ma ei ole üldse, ma olen väga ebakonventsionaalne, ma olen mässaja. Sa oled täiega mässaja. Ja ma olen mässaja ja vaata selle mässaja crap ongi see, et ta ei tee mingit konkreetset praktikat, vaid ta lihtsalt surfab ja ta nagu mängib. See on nagu squash, mida ma ei ole kunagi mänginud. Kogu aeg on see pall kuskil kogu aeg nagu koged ja sul on lihtsalt kogu aeg on lõbus. Sa kulged ja lihtsalt, ma ütlen, kõige olulisem asi, mida mina enda puhul pean, on see, et ma ei kahtle endas või ma ei muretse liialt või ma ei taha kogu aeg rohkem. Ma olen jumala rahul. Ma lihtsalt kulgen ja tavai kogemused tulge. Avan selle ukse, selle akna, katuse akna, põrandaluuk, lähen vaatan, mis seal on. Ehk siis mina ei tea, võib-olla ma läheksin teraapiasse, siis terapeut pärast esimest seanssi ütleb, et oh my god, kui fucked up sa oled, Markus. Sa ei ole üldse tegelenud sellega. Sellest sa ei tea mitte midagi. Suguvõsa mustrid on lahendamata. Aga mul ei ole sellest mitte midagi. Mina naudin senikaua, kui ma ärkan reaalselt naeratus huulil. Ma olen täna näiteks 5 tundi maganud, suht crap on olla pärast pikka päeva, tegevuse rohkem päeva. Näed, meie selline sünergia siin nagu tõmbab meid kuidagi käima, mul jumal kihvt olla. Ma mõtlesin pärast, et ma lähen nagu õhtul pärast seda salvestust siin, lähen magama. Hui lähen. Mul on nii tore olla. Täiega. Nii hea, et sa oled siin ja täiega, et sa tood seda energiat siia ja just seda voolamist. Jah, aga kahjuks mul seda retsepti anda ei ole, et kuidas jõuda mingi heurika momendini. Üks oli näiteks mul elus see, kui müüsin USAs raamatuid ja ostsin endale selle Ford Tauruse, et sellega 3-liitrine hea rallikas. Kihutasin seal maateede peal ringi ja siis üks trampliin oli, ma võtsin raudselt seda mingi 100-ga. Siis ma olin nagu õhus ja ma nägin, et ees oli suur see peatee märk, et stopp ja keelumärk ja kõik jutud. Siis ma nagu vajutasin pidurit küll, aga vaata, pidur ei mõju, kui sa õhus oled. Siis ma jõudsin niimoodi sinna tee servale nagu selle auto otsaga üle tee ääre ja siis rekka tõmbas, mitu rekkat tõmbasid must mööda niimoodi 30 sentimeetri kauguselt. Siis tagurdasin, jalad värisesid, nagu mingi meditatsioonipraktika. Ja siis olin natuke šokis, läksin koju magama ja järgmine päev läksin uuesti tööle. See oli ka tõsiselt äge, sellepärast sa saad aru, et see on nii üürika siin. Sulle tuleb mingi haigus, viirus, telliskivi kukub pähe, mingi loll tuleb, annab sulle nuga, mis iganes. Su päevad võivad siin loetud olla, seega miks sa muretsed nii palju? Lihtsalt naudi, koge ja ei ole maailmas see, kes oma hõrku aroomi siis ütleme levitab. Ja et see ei oleks, parem oleks, kui see ei oleks hais. Ülekantud tähenduses. Nii hea. Ma küsin ka sinu käest küsimuse. Mul tegelikult ammu on, ütle mulle, kust sina leiad oma jõu, tarkuse, valgustatuse ja sellise teadvuse avaruse, kui su naine läheb näiteks Täitsa Pekkis podcasti selle live-üritusele lavale ja ütleb, et mul on abikaasa ja mul on armuke. Nii äge, räägi sellest. See oli nüüd tõsine küsimus. Yeah. Tõsine küsimus, okei. Ja sa küsid mida siis? Kuidas sa sellega toime tuled? Kuidas sa selle enda jaoks lahti mõtestanud oled? Kas sa kujutad ette, et praegu miljon silmapaari ja kõrvapaari kuulab sind ja ütleb, et što?
mis asja, et abikaasa ja armuke ja ta mees tehab sellest ja see on okei. Kõige parem oli veel see koht, kus kohas, kui meil lastega oli hoovi peal. Et oligi niimoodi, kui me küsitakse, et no, kuidas, mida teie lapsed sellest arvasid ja siis, et see hetkel, kui meil oli see ruum, mis me lõime, see ei ole praegu hetkel nagu aktiivne ruum, aga see hetkel, kui me seda lõime, siis selle hetkel kõige huvitavam oli see, et laste käest siis mingi sõber lõua peal küsis, et kuule, kes see tüüp on? Ja siis ta ütles, et that's my mom's boyfriend. Ja siis nagu, ja nii huvitav selle juures on see, et nagu, et ja mis minu jaoks oli selle juures hämmastav on see, et kui puhas see laste jaoks on. Ja see on nagu see miski, mis paneb nagu tuletab mulle meelde, et okei, et kõik on siin meil ikkagi õpitud. Kõik need suhtumised, kõik see attitude, kõik see, mida miski tähendab. See kõik on meil õpitud, mis tähendab, ja ma olen programmeeritud ja me oleme ise lubanud sellele ennast mõjutada ja me oleme ise need hinnangud vastu võtnud. Ja siis me oleme lubanud need enda oma elu juhtima. Nagu sinu küsimusele vastus on nagu see, et see koht nagu kui ta on kontekstist välja rebitud, on ainult see hetk, siis ta ajab täiesti inimestele juhtme kokku, sest et ta on inimeste kollektiivsele alateaduse liiga suur hüpe. Minu alateadusele ta ei olnud suur hüpe, sest et mina olin seda asja nagu töötanud oma alateaduses peaaegu 10 aastat. Ja nagu aastaid ja kaasa arvatud kõik oma hirme seal taga, kõik oma eneseväärtuse tundeid, mida ma sellest ikka arvan, mida see tähendab mulle kui mehena, kas ma siis olen nagu mingi mõttetu mees, kas ma siis nagu olen munadeta mees, kas ma siis olen nagu kõik need küsimused mul oli nagu enda jaoks ammu läbi töötatud. Ja see tähendab seda, et mul protsessi poleks olnud, ma Katsiga ka seal selles transformatsiooniseminaril jagasin seda mingit lugu, et eks ma tegin täiega oma järgmise taseme ego surmad seal läbi. Ja ego surma all ma siis mõtlen seda, et mingi osa minu identiteedist jälle suri. Aga ma leian, et tänapäeva meestel on oluline, et lasta vahepeal natuke oma ego surra. Ehk siis mingid asjad, millal me oleme lubanud oma identiteeti defineerida. Et mida me oleme võtnud, et mina olen see mees, mina olen selline mees, ma olen nii. Et aeg-ajalt on hea teha seal vahepeal puhastustööd ja küsida, et okei, et aga äkki loobuks mingist sellesse. Ja kui sa siis lubad loobuda veel sellest, minu jaoks nagu tolles konkreetses ruumis suri minu ego mingi selline kiht, mis oli olnud minu põhimõtteline osa, põhimõtteliselt terve mu elu. Ehk siis nagu fundamentaalne täiesti ja see suri kuni selleni välja, et mul oli selline tunne, et ma päriselt surem maha, sellepärast et see tundub selle ikka nii päris. Aga rebirth tundubki selline. Ja siis ta tuligi rebirth ja sealt tuli rebirth ja sealt tuli sellest teise poolt, mis sealt välja tuli mingi uut moodi mina, keda varem ei olnud. Ja siis sellekale, ehk siis kuidas ma teen seda on see, et tänaseks ma selgeks saanud, et on võimalik ühe elu jooksul elada mitu elu. Niimoodi, et kui sa lubad selliseid mingeid asju ja sa lubad sellisel sügaval tasemel mingeid asju ümber keerutada endas ja siis sa avastad endas mingeid selliseid kohti, mida sa muidu elu sees ei avastaks. No näed, Kaido, aga see ongi see vaimne suur sugusus, millest ma räägin. Sina oledki vürst Kaido, on ju, ja nii on. Sellepärast, et kui sa enne küsisid, et vaata, et kõrvalt vaatajale ja endale esitad küsimused, do I have no balls on ja kas am I less of a man on ja nii edasi, siis see on nagu niivõrd kaunis, suursugune puhastus tuli, mille üks mees peab julgema vastu võtta, sest ta on lihtsalt nii fucking vapper. Kui palju julgust nõuab see, et põhimõtteliselt teha nagu sooritada nagu ühiskonna silmis massimõrv, ehk siis kõigi nende tõekspidamistega minna risti vastupidi, nad mõistavad seda peaaegu kõik hukka ja nii edasi, välja arvatud swingerid, nemad tervitavad, ütlevad, miks sa varem sinna jõudnud on ju, võib-olla. Aga ühesõnaga, lihtsalt kui palju mune selleks on tegelikult vaja ja kuivõrd ilus ja rahuldust pakkuv võib olla see ühe ego surm, mitte selle protsessi ajal, sest siis sa tõesti tunned, nagu sa sured laivis peast on ja elusest peast, vaid pärast seda, kui sa selle tagasi vaatad. Ja kui palju neid hetki sinu elus veel tuleb, kui sa julged nendesse hüpata. Et samamoodi surmast räägitakse, vaata nii, et elu kõige olulisemad hetked on 5 sekundit enne surma. Sa kas nagu hüppad sinna sisse peakat, on ja mina ei oska peakat hüpata, ma hüppaks kõhukat. Ühesõnaga, aga sa lähed sinna avatult või sa oled nagu fuck, please God, no, on ja. Ja tuled uuesti siia tagasi, et õppida lahti laskmist ja tundmatusse hüppamist. Ja siis samal ajal ma vaatan nagu kogu seda asja, et kui oluline seal on see, et igaüks peab ise tegema enda jaoks selle valiku.
et kuidagi kogu too kogemus õpetas mulle hästi palju seda, et kui oluline seal on see, et mina pean tegema selle valiku enda jaoks. Ja kuidas ma iga kord, kui ma keegi, kes iganes mu käest selle kohta midagi küsib, mul on nagu see, et ma võin sulle jagada seda enda kogemust, aga ära sa kurat nagu jumala eest nagu seda vali sellepärast, et mina seda valisin või It's not gonna be pretty. Nagu it's not gonna be pretty, et sa pead nagu tahtma seda, sa pead ise tahtma, sul peab mingi põhjus seal tagama, sa pead ise nagu tahtma seda oma ego surma on ju mingis mõttes. Mitte sellepärast, et tundub tore, nagu ma katsetan ka. Nagu, because it's not. It's not. Et nagu sa pead nagu ise valima selle nagu koha, on ju. Aga kui sa ise valid selle ja sa ise nagu võtad nagu sellise jõhkerl tasemel nagu vastutuse selle eest, et nagu ma võtan kõik vastu, mis see tuleb. Noh, siis esiteks it's not pretty, on ju, aga teiseks on nagu see, et see nii-öelda see vabadus, mis seal ka teise poolt nagu tuleb, millest ennem ka korraks sinuga oli ka juttu, on ju, on tegelikult meeletu. Ja mulle meeldib seal hulgas see ka, et vaata, kui sa ütled, et keegi vaatab, et äge asi, et teeks ka. Et siin me jõuame jälle ühte ühiskonna sellise maatriksi probleemi, milleks on see, et 99% inimesest on copycatid, nad on jäljendajad. Võta sa vahet ei ole, kas nad on lauljad, mingid vaimsed õpetajad või mis iganes. Näiteks mind on alati nagu hämmastama pannud, et kuidas mõned lauljad, Superstaari saates või kust iganes, ma näen noori andekaid, seal on puhtaid teemante, kes ongi lihvimate teemantid, nad lähevad sinna, nad on natural talent. Nad ei näitle mitte midagi, siis läheb sinna keegi, kes laulab nagu feel like a natural woman ja siis imestab, et miks ta ei võida seda saadet, sest ta on null talenti näiteks ja ta ainult jäljendab. Ta nagu jäljendab nii palju, et ta teeb jäljendajale ka silmad ette. No. Ja siis ta imestab, et miks ta oma elus sellega kuhugi ei jõua. Ehk siis väga paljud inimesed vahet ei ole, kas tegu on vaimse maailmaga, tööalaselt, nad jäljendavad endast paremaid. Ühest küljest tore on, et õpivad nagu masteritelt, teisest küljest täiesti loll, sest sa fucking oled koopia, mitte originaal. Loo ise oma tee, raja oma tee ise, loo sa ise. Ole mässe, ole fucking mässe. See on ikka veits hirmutav ju ka. No jah, aga selles mõttes, et kas sa tahad eluaeg kuulata mingit Üllar Jörbergi nagu neiu tantsi või mis iganes ta nimi oli või seda Sein on ees. Tahad sa ühte laulu terve elu kuulata? Ei taha ju. Ja sama asi on sellega, et kui sa oled oma mugavustsoonis, siis see on nagu mingi kuradi fucking layer kast mängib seda rõvedat, mingit, mitte et see Sein on ees jama lugu oleks, see on überkõva lugu ja Üllar oli ka kõva, on ju. Aga ma lihtsalt toon näite, et kui ühte lugu kuulata eluaeg, siis sa lihtsalt mingi aeg ajab sind kettasse, sa oled lihtsalt dumb fuck, sest see nüristab sind ära, ta tõmbab su siledalt ajult nagu, ma ei tea, naaskliga või ta mitte naaskliga, vaid höövliga on ju üle. Ehk siis palju mõnusam on, kui su elus on nagu mitmekesisus. Mugavustsoon on sombune vesi, see on roiskub vesi, see sureb maha. Kala ei saa ka nagu hingata seal. Aga see on ju turvaline. Turvaline jah, Et selles mõttes, aga tulime me siia maa peale nagu selleks, et siin lihtsalt chillida, võib-olla mõni tuli, teeb päevad läbi kanepit, on pothead, tööl ei käi, on ju vanemad annavad raha, mingi siuke vahva seisund on lihtsalt kulged. Mõni maailm kindlasti kuskil kosmoses ongi siuke, et lihtsalt kulged ja naudid. Aga ma ei tea, ma olen tegutseja inimene rohkem, ma ei ole selline passiivne motherfucker. Jah. Päris hea. Päris palju elu tõdesid. Ei level 3 ikkagi. Level 3, nagu see pole siin mitte niisama nagu. Ja. Aga Aido, kui ma küsin peegelduseks sulle ka. Okei, 3 soovitust inimesele, kes tahab nüüd vaimselt arenema hakata. Ta tunneb, et ta on nagu natukene nagu ärganud. Õrnalt ärkas üles sellest surmaunest, milleks oli lihtsalt suvaline kulgemine kuni 25. eluaastani. Nüüd ta tunneb, et ma tahan midagi teha. See on päris huvitav, kuidas sul on õnnestunud praegu see ruum nagu ümber keerata niimoodi, et sa võtad nagu saate juhtimise minu käest üle. Ei, mind reaalselt huvitab. Aga see on jumalast hea, sest et ma näen, et ma tahaks tegelikult vastu seda sama ilmselt sinu käest ka küsida. Sest et tegelikult sa oled juba rääkinud, sa oled juba oma need killud ära rääkinud siia. Et kes on juba natukene ärganud. Ta tunneb, et on vaja liigutama hakata esimesed sammud, kust alustada 3 sükest head soovitust äkki. Ma näeks, et kõige esimene samm on revituur veidi oma elu nagu faktides. Ehk siis selles mõttes, et vaadata korraks üle, et mis mul elus toimub. Ehk siis seal oleks nagu see koht, et kus ma elan. Mis mu elukoht on nagu ka siis kellega ma elan,
mis ma teen, mis on kaasa arvatud ka näiteks see, et mis on see keskkond, kus ma elan, kui ma lähen oma kodu uksest välja, mis on mu kodu ümber, mis on need, mis on seal, mis mul ümberringi toimub, nagu mis on see minu kodu ümbritsev keskkond nii-öelda, füüsiline keskkond. Mis seis on mul rahadega, mis seis on mul rahade sissetulekuga, mis seis on mul suhetega, lähisuhe pluss perega suhted. Mis seis on mulle, ma ei tea, oma füüsilise kehaga, oma füüsilise tervisega, oma füüsilise nagu oma füüsilises kehas olemisega. Ehk siis minu esimene samm, mida ma soovitaksin nagu revituur. Ja et luubi alla kõik eluvaldkonnad. No ja isegi mitte nagu luubi alla, aga lihtsalt selline nagu kõige leebemal moel lihtsalt vaatlemine, korraks nagu vaatle lihtsalt ja püüda seda teha nagu, ma isegi ütleksin, et nagu suht selliselt neutraalselt, et nagu, et me kõik oskame endale kuidagi hullud hinnanguid anda, nagu see on, ma ütlesin ka, et me oskame kõik enda iseendale pähe anda sellest. Nagu reaalsus on see, et me oleme tegelikult iseenda kõige suuremad kriitikud ja nagu enamus inimesi on iseenda kõige suuremad kriitikud, et isegi kui nad võivad olla väljapoole kriitikud, siis tegelikult need, kes on väljapoole väga suure kriitikud, on tavaliselt iseenda sees veel hullemad kriitikud. Et ehk siis kuidagi nagu alustada lihtsalt sellega, et lihtsalt pane need faktid kirja ja püüa nagu mitte ahastusse kukkuda neist, et kui mingid asjad ei ole seal nagu nii nagu päris tahaks, lihtsalt pane nagu kirja. Ja siis mina ütleksin, et leida neist teemadest üks, nagu mis on, et okei, et nagu ja ma isegi ei ütleks, et leia see kõige sitem. Ma ütleks, et leia midagi sellist, millega sa tunned, et võiks, et nagu sellega tundub, et mul on nagu sellist vaimset ja emotsionaalset võimekust, et ma võiks selle teemaga korraks otsa vaadata. Ehk siis nagu, et kui sa võtab mingi teema, mis on nagu võib-olla täiesti pekkis, siis nagu võib-olla see ei ole kõige parem teema, millega pihta hakata. Sest et sul esimese hetkega tekib selline ahastus juba. Sul on vaja väikest eduelamust enne seda. Väikest eduelamust, nagu ma näen seal, et ehk siis kui keegi, kes hakkab tegema, siis see väikest eduelamust teema on nagu mega suur teema. Et ehk siis võta mingi selline teema, millega tundub, et kuule, et sellega võiks nagu võtta. Ja siis, et leida see üks teema ja siis nagu järgmine asi on see, et kaks asja, et kas nagu mingi online research, mingite raamatute research või veel parem oleks see, kui sul vähegi on inimesi ümber, mingi tuttavaid või sõpru või mida iganes, siis leia keegi, kellel on vähemalt sinu taju järgi selles teemas olukord natukene parem ja ta ei pea olema proff. Ta ei pea olema nagu, ma ei tea, sinust liiga kaugele ees, sest mõnikord vaata nendest, kes on liiga kaugele ees, nendelt on nagu raske õppida. Et nendelt on nagu see, et nad lihtsalt on nagu nii üle pea sinust mingites asjades. Et ma ei tea, ongi kunagi praegu tuleb jälle mitmendat korda see raamat mingi näide sisse, aga kunagi oli see, kui sa ise müüd nagu seal mingisugune 100 ühikut nädalas, siis sul pole mõtet minna vaatama tüüpi, kes müüb 1500 ühikut nädalas. Sest et nagu see vahe on lihtsalt liiga suur või rahaliselt ka, kui sa teenid praegu 1000 eurot kuus, sul ei ole mõtet minna nagu uurima tüüpi, kes teenib võib-olla 20 tonni kuus. Võta väiksemad ampsud. Võta nagu väiksemad ampsud, aga et eks siis peaks olema keegi, kellega suudad nagu mingi määra relatida ja siis mine nagu tee ennast korraks nagu haavatavaks. Ehk siis võib-olla see kolmas, ma ei tea, mitme selline samm, kolmas samm on, mida ma näen, et on oluline selle muutumise juures on see, et tee ennast natukene haavatavaks, et see haavatavuse koht on nagu see, mis avab sind sellele muutusele. Kui sa lähed sinna selle maskiga ja selle fake maskiga nagu, et no ma ei tea, ma mõtlesin, ma siin küsin su käest paar küsimust, aga no tegelikult ma tean ise ka neid vastuseid, aga nagu, ma ei tea, tahab midagi öelda või? Et kui ma seda haavatavust üldse sinna ei too, kui ma ei julge sinna tulla sellega, et öelda, et kuule tead, ma näen, mul on selle teemaga nagu tegelikult pekkis tegelikult. Mul on tegelikult raske seal ja ma otsin nagu tegelikult nagu mingitki nagu sellist head sammu, mida võiks teha. Ja mulle tundub, et näed, kuule, et sina oled selline inimene, kellel selle teemaga tegelikult on nagu, mulle tundub vähemalt kõrvavaates, et sul on suht okei, kas sa oskaks mulle anda mingisuguse mõtte. Ja kui see on inimene, kes on võib-olla sulle vähemalt hea tuttav või hea sõber või kellel on hea vibe, siis tõenäoliselt ta ei pane sulle näkku sellel hetkel, et hea loll. See on ju lausa kompliment temale. Ehk siis see oleks see, kus mina nagu soovitaks nagu pihta hakata. Väga lahe, 3 väga praktilist soovitust, väga head. Nii ja siis kuna Margusel oli kitarr kaasas, sest et ta tahtis higistada. See on ta selja külge kinnitatud lihtsalt 24/7. Higistada sellega koos nagu mäest üles ronida. Et siis mõtlesime, et teeme natuke huvitavamat, et kui muidu on nagu selline üks lugu ainult, et siis mõtlesime, et teeme sellise popurrii versiooni ja lihtsalt vaatame, mis järjest nagu tulema hakkab.
ja siis iga kord, kui ma ei tea, mis ma teen, mingi sõrmenipsu või midagi. Koputa, see on nagu kop. loovahetus, palun, vahetab plaati. Ja ühesõnaga, et üks asi, mida Kats minu puhul nagu tõi välja mingil hetkel oli see, kui ta käis mu külas, siis me kuulasime mingit mussi ja siis nagu Kaidol on nagu selline komme, et kui tal mingi tundub, et mingi lugu on nagu done, siis ta siis paneb järgmise loo. Ja siis Kats sai aru, et noh, et kui tema ise seda teeb, siis see tundub hullult tore. Sest et see tundub nagu nii äge, nagu, et noh, sest et see on hästi loomulik seal hetkel. Aga kui keegi teine teeb seda, siis see on väga tüütu. Katkestab nagu lõikab läbi. Põhimõtteliselt katkestab nagu loo ära lihtsalt nagu mingi nõmeda koha peal. Ja siis mulle, aga sellest tuli meil Katsi oma inside joke ja siis praegu tundub, et eks siis Margus tuleb sellega ilusti meile kaasa, et paneme siis järjest lood. Joke'iga mind ka. Sa tuhastastad leegi, mis meelde tuletab, su vastu iga öönd põletab. Kui aimad kehakeelest või pilgust lugeda, kas julged mulle otsa vaadata? Ma põlen sees ja lõõmab leek nüüd sinu ees. Et miks ma seda teen? Ma põlen sees ja sulan võina. Ma olen mees, kas tõesti siis ei võima? Sulle meenun siis, kui käib läänetuul, kes kuldseid viljapõlde kiiva taeval. Pole tähtsust muul, kui me säng on kuldne põld. Mäe kõrgune on õnne tipp, ta juurde ei vii sirgeid teid. Veel kõrgemal on säramas täht ning Veenus nimeks tal. Kas kuuled? Neiu, kas kuuled? Samu Veenus, samu tulisa minu õrn. When did you decide that your heart must be away, falling in and out? Sometimes I hate this foolish game. I cover my ears not to hear you say goodbye. If I could, I would, but I can't seem to find a way. Võin mängida sinuga saunas, võin lebada sinuga teki all. Kuulud Florasse või oled faunas, pole tähtis, oled tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi, võin diktoriks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi. Mina olen Margus Vaher. Väga armas, aitäh. Imeline ja... Ma olen roadide kätte kidra, see aitub siit ime veel. Nii hea, aitäh sulle. Aitäh. See on nagu muusika on ikka mingisugune imevahend veidi. Sest et tegelikult, kui ma enne kui sa küsisid seda küsimust, et mida ma soovitaks, siis tegelikult üks asi, mida ma soovitaksin revideerida, on muusika, mida kuulad. Et ehk siis ma mingi hetk ikka tõesti ikka kaua tagasi juba seda 15 aastat tagasi kuidagi sain aru, et see muusika mõjutab ikka, see muusika mõjutab ja ma kuidagi muutusin ühel hetkel hullult teadlikuks sellest, et mis on nende laulude sõnumid, mida ma raadios kuulasin. Et kuulad nagu raadiotest ja siis mõtled nagu,
et noh, hakkasin seal avastama justkui seda, et meil on olemas mingi alateadvus ja seal alateadvuses on mingid uskumused ja seal on mingid seal sees on mingid laused, mul on mingi sisekõne. Mul on mingi sisekõne, mis kuskil käib ja ta räägib mingeid lauseid ja siis mul tekkis nagu huvi, et kust need laused siis nagu tulevad. No ega need laused kuskilt mujalt ei tule kui meie oma keskkonnast. Ja suur osa tuleb seal meie vanematest ja meie lapsepõlvetraumad ja teemad ja nii edasi. Aga tegelikult meil on ju keskkond kogu aeg ümber, millega me laseme ennast nagu häälestada ja programmeerida. Ja siis tegelikult just see laulude sõnum on hästi oluline. Kvaliteet üleüldine, jah. Et eks küsimus sulle nagu, et ma ei tea, ütle praegu võibolla mingisugune, mis iganes 1, 2, 3 laulu, mis sul tuleb nagu pähe, mis on sinu jaoks sellise hea sõnumiga laulud, kas sul tuleb või ma ei tea, kas sa ole, ma ei tea, kui teadlikult seda praegu oled nagu mõelnud, aga et. Esimene, mis mul pähe tuleb, on väga ebakonventsionaalne, ma kuulan seda 1 kord aastas, kuulan Arvo Pärti. Nii raske muusika minu jaoks, ma ei suuda seda kaua kuulata, sest ma kuidagi ei seedi seda läbi, aga ta alati toob musse rahu. Pane korraks peale, kuula Tabula Rasat või midagi muud, moment, noh. Sa ei pea jointi tegema selleks, et kosmoses olla. Jube vahva. Igapäevaselt ma kuulan täiesti John Mayerist kuni Matt Schofieldi bluesi vanani välja. Ja Mari Pokinen või Mari Jürjens on tohutult hea kiirgusega vibratsiooniga muusika, hästi puhastav. Ta käis mul sünnipäeval esinemas maikuus. No, väga hea kontsert oli. On, et neid teemante on Eestis küll ja nad ei ole üldse mitte kusjuures alati kõige kuulsamad nimed, kes sellist väärtust loovad, mingit puhtust ja ilu ja teadvust tõstavad. Okei, aga räägime meestest, räägime nüüd nagu, tooks nagu kogu selle keskel on ju, et ennem oli ka juttu, et see kogemine ja loomine ja kõik see asi on, et noh, nüüd on, see on, et selles mõttes ma saan aru, me rääksime veidi sellisel suuremal või metatasandil, aga noh, toome siis nagu konkreetsemalt meeste peale selle teema, et sina kui mees siis läbi selle kõige ja oma mehe rollide ja mehe arengu, sest et noh, sul on nagu need sul on raamatud, sul on 3 raamatut, et ma ennem küsisin ka korra üle, et üks raamat on seda, miks mehed sellised on, tee mehe südamesse ja kuidas armastada naist. Et mis järjekorras need sul tuli, mis sul esimene oli? Esimene oli Tee mehe südamesse, kuna sellel läks väga hästi, see oli selline käsiraamat naistele, selline humoorikas, kuidas mehi paremini hoida, emotsionaalselt avada, kuidas nendega paremini manipuleerida, nii et nad ise ka aru ei saa, aga ikkagi õnnelikud oleks selle üle. Siis teine oli kuidas armastada naist, mille ma justkui kirjutasin oma doktori väitekirja naise tundmisest. Loomulikult ükski mees seda ei lugenud. No okei, luges, ma arvan 5% lugejatest olid umbes mehed, aga naisi huvitas. No kuidas siis see mees arvab, et naist peaks armastama? Selle kohta ma sain väga palju lahedat tagasisidet ja tõepoolest mõni ema oli näiteks oma 17-aastasele pojale kinkinud selle raamatu ja poeg oli öelnud, et vau, et ma olen väga tänulik ema sulle, et sain sealt palju näpunäiteid ja värke. Ja viimane oli siis, aga miks mehed sellised on, kus ma võtsin konkreetselt enda blogisse, mul on Facebooki blogi, mis tegelikult loeb sinna saadetud küsimustest pluss stand-up, mida ma teen siis Eros Priidi ja Marju Kariniga hetkel koos või vestlusshow, kuidas iganes seda nimetada, miks mehed sellised on. Kõigilt kanalitelt tulnud küsimused koondasin ühte kohta kokku, võtsin kõige provokatiivsemad, kõige sellised giftimad küsimused ja siis vastasin 69 naise küsimusele oma raamatus. Siis võimalikult avameelselt ja läbi väikse huumori prisma ka. Ja mis su küsimus oligi, ma läksin siin vahepeal lappama? Et ei, väga hästi läks juba, et just, et nagu see meeste teema sellest, noh, ütleme, et kui me räägime nagu meestest ja naistest on, et me siin ütleme niimoodi, et üks nii-öelda trend siin maailmas on ka nagu praegu see, et minnakse nagu hullult neutraalseks ära nagu kätte, et noh, et ei, et mehed on, noh, et me kõik oleme ikka võrdsed ja me oleme kõik ikka inimesed ja noh, see, kui me räägime spirituaalsest nagu enesega tööst, on ju, endaga tööst kuidagi sellise tasemel, siis seal tõesti nii-öelda nagu selles mõttes, noh, ei ole väga vahet, kas sa oled nagu mees või naine, et sa teed ikkagi iseendaga tööd justkui, ne? Aga et kui nüüd vaadata läbi selle prisma just, et mis võiks olla siis meeste spetsiifiline versus nagu naiste spetsiifiline, mis, no, võtame just nagu meeste teemasid, et no, et sa oled mees on ju, et nagu mis võiks olla midagi, mis võiks tuua sisse, et mis on just mehena selle töö puhul või nagu mehena selle elu puhul, nende rollide puhul, selle elu nautimise puhul, selle elu kogemise puhul, mis võiks olla just oluline, et mida ma võiksin nagu mehena nagu teada? Okei, suur küsimus, proovin oma vastuse anda. Minu jaoks kõige ilusam moment naise ja mehe suhetes on see, mida ma olen mehena tulnud siia õppima ja õpin ja olen see, kuidas ma ütlen, väga õpihimuline ja uudishimulik mees, on kuidas armastada naist. Sellepärast, et läbi naise armastamise, läbi temale kinkimise, läbi tema
naudingute juurde viimises ja samamoodi hoidmises, nii siis mentaalselt, vaimselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, kuidas iganes. Selles väljendub tõeline mehelikkus minu jaoks, kui naine tunneb, et ta on turvalises ruumis. Vaata, naine ei pea mehe jaoks turvalist ruumi sellel moel valmistama ette. Ta teeb seda teistmoodi, aga võt mehe roll võiks olla see, et naine tunneb, et ta on kõige paremas mõttes kätel kantud, et mees on kindel nagu kalju. Naine peab olema pigem hell ja armastav ja siuke soojem. Mees peaks olema endas kindel, otsustusvõimeline ja vastutustundlik. Tegelikult me enne rääkisime sellest, kas vastutustundet olla. Paradoks, enamasti mina valin ka ikkagi olla vastutustundlik. Et jah. Siis seal see paradoks on siis ilmselt see, et mida rohkem sa oled mingis mõttes vastutustundet, et siis nagu soolitsed ise enda eest, siis sellega sa suudad olla vastutustundlikum just oma suhtes ja oma suhtes siis naistega. Ja näed, paradoks jälle, mida rohkem sa annad ja kingid endast, seda rohkem sa saad. Seda rohkem sa õpid, seda rohkem miski su eest täitub täiesti sõnul seletamatult kummalisel moel ilma küsimata. Lihtsalt selle läbi, et sa ise kingid, lood endas väärtust, et sul oleks mida kinkida ja anda. Ja tänu sellele sa ise täitud ka. Vaata kui kummaline. Muud kui annad ära, aga näed pangakontole kukub. Ja ma ei mõtle siin raha. Et, kuidas sa ise oled nagu seal tajunud, et just see andmise ja võtmise mäng on, et see on olnud üks selline huvitav teema, mida ma olen kunagi arutanud erinevates, Marleniga alustuseks, aga ütleme, et just ka see, et see andmine ja võtmine versus vahetamine. Et just nagu see, et kuidas siis kuidas anda niimoodi, kui sa annad, aga sa kuskil kuklas ootad, et mis mul nüüd vastu tuleb, siis sa tegelikult ei anna, vaid siis sa tegelikult vahetad. Siis on tehing. Siis on kole. Aga kui sa annad ja tuleb vastu nii, et sa nagu justkui ei küsi, et siis on nagu justkui andmine ja võtmine. Et kuidas sinu nagu sellega on olnud, kas sul on alati olnud nagu selline see andmise pool nagu hästi puhas nagu niimoodi, et ma ei tea, annan ja siis ma... Muidugi ei ole alati olnud puhas, aga enamasti mulle meeldib teda puhtana hoida, sellepärast, et ma olen püüdnud ennast hoida sellest staatusest väljas, et ma oleksin vaimne kerjus. Ja vaimne kerjus on täpselt see, et ma annan seda, ma ootan seda vastu ja ma eeldan ja kui sa ei anna, siis ma olen pettunud ja siis ma kannatan. Pointless, mõttetu, šarajob, pointless, täiesti pointless. Selle asemel mulle on meeldinud ennast alati ise täita. Kinkida enamasti inimestele, kes on ju minu jaoks inspireerivad ja kiftid. Ja kui nad on minu jaoks inspireerivad kiftid, siis nad on minuga samal lainepikkusel ja siis nad tahes-tahtmata, nad annavad mulle vastu, isegi kui ma ei oota. Vahel sa kingid nii, et sa ei tahagi vastu saada, lendad järgmisele õiele ja sa tead, et tema kingib kellelegi teisele edasi ja sa oled oma sellise kuldse puudutuse saanud ära teha. Ehk siis sa nagu ei ole kramplikult, et sa ei ole nii kramplikult kinni. Ei ole jah. Anna puhtast südamest. Ma olen oma raamatus ka kirjutanud, lähed mingit heategu tegema ja viid seal võib-olla kodutule või asotsiaalil viilki Maci eine. Nahui ära filmi seda. Lihtsalt tee seda puhtast südamest, ütle talle, ma näen, et sul on tõenäoliselt kõht tühi, siin on sulle kingitus. Ma loodan, et see teeb su päeva natukene paremaks. Ära filmi, ära demonstreeri, ära näita oma vaimset suursugusust, sest sa oled, see on nii kole, see on inetu selle silmale, kes näeb. See on jumalast hea koht praegu, küsin su käest niimoodi, et eks siis see sama asi, et üks asi on nagu see, et sa, ongi, et sa teed ja siis sa teed seda selle pärast, et sellest teha mingi video ja siis postitada sotsiaalmeediasse, siis panna hashtag olen hea inimene. Aga nüüd teine pool on selles mängus nüüd see, et jällegi, et kui teha selliseid liigutusi ja kui seda näidata, see influensid teisi ka nagu, et ehk siis kus on seal see pagana koht nagu selles, et see ei oleks nagu selline egopaitus, aga samas sa nagu saaksid siis ka nagu teisi võib-olla inspireerida, võib-olla keegi teine tuleb mõtlema, sa ütled praegu siin välja, et kuule, vii kodutule Maci eine, mõni mõtleb pekki, ma pole selle peale tunkin. Aga seal on see asi, vaata, kui sa teed seda ja filmid seda, kui sa viid kodutule Maci eine, siis kõik teised lähevad näitlevad ka, samamoodi viivad kodutule Maci eine, sellest saab trend on ju, jumala vahva, kodutud on kindlasti väga õnnelikud, paljud nendest saavad tasuta köhutäie. Aga mis seal peidus on see, et inimene tegelikult petab ennast ja tegelikult see tegu haiseb või see ei ole puhas on ja see ei ole nii puhas kui võiks. Seega, viiele kodutule süüa ja ole vahva, pärast lihtsalt reaktsiooni video endast ütled, ma ei tahtnud filmida seda kodutut, kellel ma viisin selle Maci eine, aga ma tegin seda ja teate, mis tunne mul praegu on. Filmi teema kuradi selfie video või mis iganes ja see on puhas ja sa ei alanda seda inimest. Ma kujutan ette, samamoodi on seal olnud üleskutseid ka Facebookis, et ära tee seda, et ära filmi samal ajal, kui sa mingit headegu teed. Sest tõesti, ma olen kodutu ja mul lükatakse kaamera näkku.
kuidas tunne on, maitseb purks hästi ja ma olen nagu noh, ma olen kodutu, ma olen kaotanud võib-olla hasartmängusõltuvuse või mille iganes pärast kõik oma kodu, oma lapsed, oma vanemad, kes iganes, mul ei ole kedagi jäänud, siis mingi tüüp tuleb ja sa pead ennast alandama ja talle näitlema ja ütlema, väga maitsev on selle jaoks, et tema saaks selle sotsiaalmeediasse panna ja selle video jaoks, see on inetu. Noh, sa tunneks ennast ise ka halvasti, kui sa oleksid seal, see hobo istuksid on ju, ja keegi tuleb, lükkab sulle kaamera näkku. No selles ei ole mingit ilu, see on kole, noh. Ja samas nagu mis sa andsid sellele alternatiivina ongi just see, et aga filmi oma reaktsiooni, et eks siis täiega, ongi, et ma näen seda, et tule endasse kohale, oma sellesse puhtasse reaktsiooni ja seda nagu jagada. Just, ja vaata, kui suur kvalitatiivne vahe on, see on nagu kulata nagu karaoket või päris kontserti. Totaalselt täiesti erinevad kohad. Wow. Mis teemad kõik täna meil siin? Ei noh, me oleme need mesimumud, me lendamegi õiet õiele, vaat see on okei. Väga äge. Okei. Mul on mingipärast taju, et ma kahtlustan, et meil tuleb midagi veel, aga ma teeks vahepeal ära ühe sellise liigutuse, et näed sinna laua peal on 4 raamatut, meil on selline äge sponsor nagu Million Mindset ja siis ühe nendest raamatutest annaks sulle kingituseks, ma saan aru, et sa praegu seda küll lugema ei hakkaks, sest et sa praegu ei ole vist raamatute lugemise lainel on ju. Chip ja Dan Heath hetkede jõuks. Aga tahaks anda neist ühe sulle kingituseks ja siis ühtlasi tahaks küsida, et mis iganes sind kõnetab, et kas oleksid nõus tegema selle raamatu nagu mingi oma juhatuse koha pealt lahti ja siis vaadata, kas sealt tuleb mingi äge hea kild, mis võiks tänasesse. Hea kild või? Mingi hea kild või hea mõttetera või hea mõtte. Ja see pea olema nagu sealt otse raamatust, aga võib-olla midagi, mis sinus endas käivitab midagi. Noh, failure'id nagu me kõik suuremal või vähemal määral oleme. Võtame Scott Adamsi, kuidas peaaegu kõiges läbi kukkununa ikkagi suurelt võita. No tavai, tundub nagu meie teema. Nii, lihtsustajad versus optimeerijad. Ei ole. Ei ole päris see teema. Oma ande äratundmine, teadmine, millel loobuda. Kas sa pead harjutamist tähtsaks? Mida rohkem sa tead, seda rohkem sa tead. Oh, that's deep, man. All right. Loeme väikse lõigu. Kui arvad, et uudiste lugemine on igav, teed sa seda valesti. Oota, ma pean selle, Katsi ütles, et ma seksika häälega loeks. Lihtne uudiste lugemise harjumuse arendamise lähtepunkt on see. Ei, see tegelikult ei ole seksikas. Et sa loed ainult neid teemasid, mis sind huvitavad. Ükskõik kui triviaalsed need ka ei oleks. Okei, läks lappama. The joke was on me. Mitte raamatus. Aga väga vahva, ma kindlasti valin siit ühe välja. Ma arvan, et noh, ma ütlen pealkiri on kõige rohkem minu mulle tundub, et kusjuures mul on nagu nii paljude raamatutega niimoodi, et ma raamatut ennast nagu tükk aega nagu ei loegi, aga mul pealkiri täiega kõnetab. Näiteks üks viimane nagu raamat, mida ma hästi pikalt on olnud, on Atomic Habits, nagu mini-harjumused või väike harjumused. Ma pole nagu mitte lehekülge ka sealt lugenud, aga see raamat on olnud mu kuskil kukla teaduses mingisugune 2-3 aastat. Ja just nagu selle nende väikeste sammude loomise puhul, et just, et kuidas oma alateadus mingis mõttes nagu ära trikitada sellega, et alateadusele vaata ei meeldi suured sammud. Talle ei meeldi see, et ma nüüd olen alati teinud nii, aga nüüd ma teen naa. Aga ta on tegelikult väga koostöövalmis, kui sa annad talle mingisuguse väikse killu ette. Ütled talle, et tead, ma siin ainult natukene teen seda. Alateadus on nagu naine, et pikem eelmäng ühesõnaga. Pikem eelmäng, et alateadus on nagu naine, nagu päris hea. Oota, ma polegi seda analoogit varem näinud. Ei, no sa kirjeldasid seda täpselt nii, et see tuli, see jooksis ise ette. No. Okay. Kuidas sa seda naiste puhul teed? Kuidas ei tee? Selles mõttes, et naised on üldse sellised nagu diiselmootorid lähevad, noh, ühesõnaga, minu jaoks on, mul on alati hullult meeldinud. Naistele kompliment. See oli küll romantiline kompliment. Aga ühesõnaga, et mulle kuidagi meeldib naist avada emotsionaalselt, vaimselt, üldse füüsiliselt. Kus sa selle kannatlikkuse võtad endas? Ei noh, ma võin seda vaata. See käib ikka nii, et see on see on väga mitmekesine. Alguses sa avastad iga uut inimest. Kui ma olin vallaline, ma avastasin väga rõõmuga, pikalt ja aeglaselt. Mingil hetkel võib-olla, kui oled suhtes, siis hakkab rohkem see, et ühel päeval armatsemine näiteks füüsilisel kujul on kirglik, jõuline ja lühike ajalise kestvusega nii edasi. Teinekord see on hästi pikk armatsemine, selline tantristlik ja kolmandal korral midagi muud hoopis, et
mulle meeldib vaheldus lihtsalt, noh, kellel ikka meeldiks nagu tatart kogu aeg süüa, noh, iga päev. Noh, et sa lihtsalt... Kui sa minu ja Katsi esimese show kuulamisega edasi jõuad, siis seal on ka 4 erinevat seksitüüpi vastavad diskitüüpidele. Et siis seal sa juba kirjeldasid 3 neist ära praegu. Või noh, 2 kirjeldasid ära pluss siis nagu. Ja submissive ma mõtlesin viimaseks jätta. Jah, et ühesõnaga, et saab igast mänge seal sellega mängida. Olgu, et mingi viimane mõte veel, mingisugune tõmbaks mingisuguse, et ma kujutan ette, et küsin sinu käest korra, ma näen, et mul praegu esimese hooga, et ma isegi ei oska seda küsimust korraks sõnastada, et kas kuidagi tekib mingi taju, et no nii, meil on siin täitsa pekkis milline mees saade, ma oleme siin täna rääkinud naistest, meestest, kohalolust, enda tajumisest, kogemisest. Et mis pähe tuleb, mis veel südamel on, mis on ütlemata? Mis on veel ütlemata, ütleme siis nii? Ma tooksin välja kõige paremini selle, et kui naistel on annat olnud mees ka nagu natukene müsteerium, et miks nüüd mees käitub nii või naamoodi ja miks ta emotsionaalselt nii raskesti avaneb ja nii edasi, siis mul on üks soovitus kõigile naistele, et esiteks jätke mees lihtsalt nagu rahule selles mõttes, et aksepteerige, et mees on erinev teist. Kui naise käest küsida ideaal kirjeldust mehest, siis ta tegelikult kirjeldab teist naist või ennast. Aga mees on ikkagi polaarsus ja kuidas ma ütlen, ta on niivõrd teistmoodi. Ehk siis minu selline õnnelik suhtlus naistega sai alguse ja väga edukas või selline kuidagi rahuldust pakkuv ja rõõmus ja kerge sellel hetkel, kui ma sain aru, et naised on lihtsalt väga erinevad. Ja ma lähenen neile mitte nii, nagu ma läheneks ükskõik millele muule, vaid nad vajavad spetsiifilist käitumist või sellist lähenemist. Ja samamoodi ma ütleks naistele, et selle asemel, et kas kritiseerida oma meest? No on nõme mees, alguses oli tore, nüüd ei pööra tähelepanu, seks on nõme, 30 sekki, see on halb, sissetulek ei ole piisavalt hea. Proovige lihtsalt positiivset sisendamist mehe puhul. Rääkige mehest hästi. Öelge talle, et te imetlete teda, isegi kui te veel ei imetle. Paradoks jälle, valetage mehele. Kõige paremal moel. Ütle oma mehele, et sa näed temas nii palju potentsiaali, sa armastad teda, ta on sinu meelest nii andekas, ja ta on näiteks selles valdkonnas andekas, ta võiks proovida seda, 3. ja 4. ja sa väga ootad, mis temas veel avaldub. Ja võt sellel hetkel naine võib arvata, et no mida ma siin teen? Ma lihtsalt valetan oma mehele. Ta on lihtsalt nagu täielik neandertaal on ja ta on muutunud selliseks ja ma ei usu temasse. Aga sa võtad selle naiseliku soojuse, proovid selle võimalikult hästi presenteerida ja mis juhtub, on see, et mees läheb nagu natuke lahti, nii, ja tegelikult hakkab käituma nii, nagu mitte ta ise ennast ei näe, sest ta näeb võib-olla ennast ise ka läbikukkununa ja sellepärast ta ongi niivõrd, siin läbikukkumisest oli juttu, niivõrd oma potentsiaali või võimekuse kaotanud, aga selle naiselike maagiliste sõnadega, millel on oma teatud, nii tohutu mõju mehele, hakkab mees järsku käituma nii, nagu tema arvab, et ta naine teda näeb. Ja ta avaneb üha rohkem. Ta hakkab käituma nii, nagu tema arvab, et tema naine teda muidugi, näeb. Loomulikult. Sest juhtub ju nii, et kui mees teeb selle esimese sammu kuskilt sealt oma mugavustsoonist välja ja sa näed, tunnusta seda sammu, too välja. Järgmine samm, tunnusta teda, too välja, ütle, wow, see on väga äge, mida sa täna tegid, kihvt. Ja mees tõuseb lihtsalt lendu. See fucking hobune kasvatab endale tiivad ja muutub selleks, mis seal nimi ongi? Pegasus. Ja, sarve kasvatab ka veel, unicorniks muutub ka veel ja Pegasus ka. Ehk siis see sama hobune, kes varem tatsas lihtsalt seal kappas oma aedikus on ja kasvatab endale tiivad ja sa ei tea kunagi, milliseks pooljumaluseks ta võib välja kujuneda tänu sellele naiselikule maagiale, et sa meest toetasid, imetlesid, tunnustasid. Isegi siis, kui ta oli oma madalamas seisus. Ehk siis mingis mõttes seal on nagu see, et just et kuidas, ehk siis see mõjutab, kuidas naine teda valib nagu näha, mingis mõttes, et ta võib nagu nii-öelda vaadata seda mees sellisena, nagu ta teda praegu justkui näeb, aga vaata, see on nagu selline täiega trikiga kohtmäng on ja. Sest et ühelt poolt on ju seal see, et ära ürita seda meest muuta. Ehk siis võta vastu. Aga sina ei üritagi. Sa lihtsalt ütled talle, et tal on potentsiaal, mis faktiliselt on tõsi. Ehk siis sa mingis mõttes nagu vaatad teda selle potentsiaaliga, mida sa temas nagu näed, imetled temast kohta ja siis samal ajal ei ürita teda mitte ise muuta, vaid lubad temal. Annad talle võimaluse seda teha. Talle võimaluse seda valida. Suhteliselt mitte meelevaldne, vaata. Suhteliselt nagu õrn nudge mehe pihta või selline naiselik maagia
ja mees ise kasvatab endale need tiivad, ta saab sellega ise hakkama, lihtsalt tal on seda naiselikku usku vaja. Aga okei, nagu naised vajaksid korraks nagu kinnitust, et aga kust ma tean, et need tiivad ikka tulevad? Sa ei teagi, kui ei kasva piisavalt kiiresti. Kus ma siis tean, kas see siis on mõtet nagu siin imetleda või mitte nagu? Ei no, esita endale küsimuse, kas sa armastad seda meest, kui sa armastad Neandertali või nagu Best Before ütles kunagi, kui sa armastad loserit, on ju, siis võib-olla see on nii, aga kuna sa teda armastad, anna talle endast parim ja kui ta siis ei avaldu tema potentsiaal, võt siis lenda ära ja jätta see mees aupaklikult maha, ütle talle aitäh koos oldud aja eest, aga meie vibratsioon ei ole enam sama ja ma tunnen, et ma vajan teist kogemust, mees, kes pingutab mu nimel või pingutab oma elu nimel või millegi muu nimel ja lihtsalt läheb minema ja leiad endale sobivama partneri. Aga enamasti ei ole asi selles, enamasti on asi selles, et naised räägivad veel oma sõbrannadega ka oma mehi taga ja siis imestavad, miks mehel need, nagu ma püüdsin kunagi porikäpseid, kui ma väike olin, ma olin väike sadist ja tõmbasin tiivad ära, vaatasin, kuidas nad pinisevad ja lasin kassil ära süüa. Põhimõtteliselt naised teevad meestega seda sama, on ju, tihti peale. Väga kummaline näide, okei. Aga et selle asemel, et lihtsalt tuua mehe potentsiaal välja ja anda talle võimalus vähemalt. Okay. Ehk siis mina näen, et minu selline koolitaja aju või see nagu võtab sealt kokku just selle, et tegelikult see, kuidas me inimesi näeme, ju mõjutab neid. Ja nagu, et eks siis me ja isegi mitte see, sellepärast, et ma võin näha, et mu partner on Neandertal, aga isegi kui ma ise ei näe seda, aga ma toon lihtsalt potentsiaali välja ja omistan selle talle juba, siis see tärkab ellu. Isegi kui sa ise, sa põhimõtteliselt valetad, aga see on, vaata, kui huvitav moraalne dilemma, sa valetad, aga üllama eesmärgi nimel. Ilus ju. Laseme igal ühel kuulajatest ise seda soovitust selle koha peal tajuda seda paradoksi, sest mul nii meeldib, et see läbi täna terve see saate on nagu käinud tegelikult need sõnad paradoksid siit läbi. Sest et võib-olla see on ka üks mingi minu elu kuidagi taipamisi võib-olla lisaks sellele, et kõik muutub kogu aeg, siis on üks asi on ka see, et elu ongi paradoks, et ta ongi paradoksi täis mingis mõttes ja nagu lubada neil endal nagu neid vastu võtta. Siis lubada nende paradoksidel tulla nähtavale. Lustida oma elus, täpselt. Aitäh sulle. Tähed, sa tulid saatesse, Margus, et nii hea meel sinuga siin rääkida, nii hea meel nagu sinuga seda aega praegu siin veeta üle kõigi need. See ongi vist kõige rohkem aega, mis me oleme koos veetnud alates siis pulmast. Ehk siis 10 aastat jälle siis. 10 aastat juurde täna, 2032. Vaatame, et siis äkki järgmine kord tuleb varem, aga täiega tore oli sinuga täna siin põrgatada ja nii äge tajuda, kuidas nii palju vahetusi käis meil. Tihtipeale ongi, kui on äge vestlus, siis ma saan aru, et alateadlikult vahetub seda infot veel rohkem. Et kuigi nagu sõnades me jõuame siin mingeid asju nagu välja tuua, aga tegelikult kes iganes häälestub sisse sellesse podcasti ja siis nagu võib-olla kuulab pärast veel uuesti, siis tegelikult siin võib alateaduste kärssamist ka nagu taustas kindlasti kuulda. Ja see on äge, see on omaette kogemus, sellepärast et kui tihti tekib selline mentaalne ja intellektuaalne klapp inimeste vahel, kus nad tõesti tunnevad, et nad mõistavad teineteist. Põnev on põrgatada seda palli siia-sinna ja taaskord see iga asi ju õpetab meid ja see on nii kihvt. Okei, et me praegu just rääkisime Katsiga korraks nagu sellest, et ikkagi oleks vaja nagu nüüd promoda ja Kats küsib, et kuule, et oleks vaja ikkagi nüüd Margus ka promoda ja Margus räägi nüüd nagu endast. Head asjad ei vaja reklaami. Ja siis on ja nüüd Kats üritab ennast siin päästa, aga selle me paneme ka podcasti sisse. Aga räägime nüüd natukene sellest, et millal siis on vaja promoda ja millal siis ei ole nagu vaja promoda ja nagu mis selle promomisega värk üldse ka on nagu, sest et nagu mõnikord sa ütlesid nagu väga, väga hea selle lause, vaata mõnikord inimesed tegelikult väga naudiks seda, et ei oleks nii, et ma kuulan nüüd mingi tasuta asja ära ja siis seal lõpus ei tuleks nagu mingi hullu promo kohe nagu peale. Ei hakataks kohe müüma midagi. Hakataks kohe midagi müüma, sest et siis nagu inimesed tunnevad, et nagu veits, mis tunne siis tekib seal lõpus? Ei ma võin lihtsalt siiralt südame ühest öelda, et kui kedagi tänane podcast, eks ole, inspireeris, siis Kaido, kus sind kuulata saab näha? Siin podcastis on ja mul on oma veebileht ja oma diskileht on. Okei, ja vahva. Et ühesõnaga Kaido kohta saab infot sealt ja mind saab tulla, kui piletilevisse sisse tippida ala, mida mehed naistel ei räägi, siis me teeme oma showsid Marju Karine ja Eros Priidiga, mida mehed naistel ei räägi ja lisaks ma kirjutan praegu neist erootilist romaani. Ja et see on minu päris
põnev väljakutse, aga see noh, kui ma jõuan selle käsikirja valmis, mul on praegu umbes 25%. Kas see tuleb nüüd ka mingi pseudonimi all või see tuleb sinu ma mõned cat is out of the bag, ma ütlesin juba selle välja, nii et tuleb täitsa minu nime alt. Kui kuskilt tuleb mingisugune eriti hea, siis on nagu teada, et noh, kui mingi Marcus Maple annab raamatu välja, siis seal on tõenäoliselt mina. jah, true, aga näed, rohkem polegi midagi promoda, et mu telefoni number on netis olemas. Hiljuti tuli mu juurde üks väga lahe poiss, umbes 22 aastane, ütles, et Margus, anna nõu, et ma ei ole kunagi ühegi naisega olnud, aga mul hullult pakub huvi ja õpeta mind võrgutama. Ja siis ma olen taga aasta tagasi käisin lõunal ja nüüd käisin hiljuti ka just lõunal ja andsin talle mõned näpunäiteid ja minu meelest ta saab väga andekalt hakkama. Et igasuguseid lahedaid asju ma võtan oma elus ette, et võib mulle kirjutada ja joonistada, kui on mingeid mõtteid, mida minu koos teha või minu kulul teha või midagi iganes. Ja siis noh, täitsa pekis podcasti Instagram ja Facebook on jätkuvalt ja sama on nagu öeldud, et kui sa podcast meeldisid, siis pane oma story'desse või pane oma mingisse postitusse ja kirjuta juurde 1 või 2 lauset, mis sind ennast kõige rohkem kõnetas ja tag'i mind ja täitsa pekis saadet ja tag'i Margust ja siis ongi korras. Täiega. Super, aitäh sulle ja näeme varsti jälle kuskil. No rock and roll, nukid.